Nädal on möödunud ja suur rõõm on tervitada kõiki tagasi kuulama podcasti Minu elu, minu reeglid. Me oleme nüüd siin kolmas nädal seda podcasti tegemas ja minust me oleme mõnusalt sisse elanud ja minust on väga tore see, et sellised esimesed salvestused olid sellise natukene kaos ja sisseelamine ja ma arvan, see podcast on nagu hea vein, mis läheb iga episoodiga järjest paremaks, nii et tere tulemast tagasi minu kaassaatejuht, minu haldaja Merje Poom. Tere Ants ja tere kõikidele kuulajatele ja vaatajatele ja tõesti ma pean sinuga nõustuma. Sama tool, sama laud, sina istud vastas ja täna on tunne kuidagi siuke mõnus. Ja võib-olla see on mõnus sellepärast, et tänane saate teema on lahkuminek ja kuidas minna lahku, kuidas lahkuminekuga toime tulla ja meil on need asjad praeguseks hetkeks oma elus läbi tehtud ja minust see on üks oluline teema, mida ühiskonnas võib-olla rääkida ja millest on võib-olla räägitud ka, aga mulle tundub, et kui ma vaatan näiteks TikToki, kuidas seal räägitakse lahkuminekutest või erinevad podcast'e, siis see on hästi niisugune nagu egotsentriline, et tema tegi mulle haiget ja hästi palju on sellist süüdistust nagu partnerite suhtes, et mulle tundub, et kõik, kellest lahku minnakse, on tänapäeval nartsissistid ja tegelikult nii ei ole, et täna võib-olla panekski fookuse selle peale, et kuidas siis seda lahkuminekut teha enda jaoks selliseks võimalikult heaks protsessiks, et see tooks sulle arengu, jah, valu me ei saa sealt täiel määral ära võtta, aga et see võib-olla varjatud taustu natukene rohkem nähtavaks selleks, et inimestel oleks selline mängumaa või teadmine, kuidas see mäng siis käib, kui lahku minnakse, et mis see siis meiega teeb ja kuidas sellega efektiivselt toime tulla, sest minul, ma ei tea, sõbrad ütlevad, et Ants on armastuse Ants, eks ju, et ja ma ise öelnud, et ma olen, kuidas ma ütlen, professionaalne leinaja, ehk siis minu lihtsalt elu on selline, et mulle endale tundub, et need kaaslased, kes minu ellu on tulnud, et ma olen neid justkui nagu aidanud rohkem nagu endale lähemale, et vähemalt nad on tagasisidestanud alati, et neil ei ole paremat kaaslast kunagi olnud, aga ometigi nad on lahkunud. Et ja sellel on omad põhjused, aga neid me siin täna ei lahka, vaid me lahkame täna siis lahkuminekuid üleüldises plaanis, et inimestele toeks olla. Muiduks, kas sa, Ants, tead seda, kui suur on Eestimaal protsendiliselt lahkuminejate arv? Ma ei ole seda praegu vaadanud, kuigi ma oleks võinud seda vaadanud, ma eeldan, et sina oled vaadanud seda, aga ma arvan, et sa mõtled nagu kõikidest abiellujatest kui mõtleme abielu. Ma arvan, see on kuskil 50-60% lõpetavad oma abielu. Suht täppi panid, see on kuskil 47%, mis tähendab, et iga teine abielu ka lahutatakse, et tegelikult on see protsent ikkagi päris suur. Mis tähendab seda, et inimestel on seda infot vaja, et kuidas siis lahutada, et võtame kohe rõõmsama tooni, enne kui lähme raskete teemade juurde, et aga see on tegelikult ka ühiskond on muutunud, eks ju, et kui vanasti oligi see, et pidigi olema koos, sellepärast et lahkuminemine oli justkui nagu patt, sellele vaadati nagu inetult ja isegi kui su mees andis sulle kolki või oli halvad suhted, siis justkui nagu oli see mentaliteet, et naine peab kõik alla suruma või siis teine osapool peab kõik alla suruma, et kõik varjati ära, tehti head nägu, aga tegelikult inimesed võib-olla vihkasid üksteist ja elasid aastaid. Praegu vanem generatsioon elab võib-olla koos, aga üksteise nägu väga näha ei taha, elatakse eraldi tubades. Et lihtsalt ühiskond on muutunud, et me ei ole enam nõus kannatama teatud asju ära, aga samas meil puudub ka oskus suhetes erinevatesse arenguetappidesse minna ja kriise lahendada, vaid hästi kiiresti tegelikult see mentaliteet on see, et kui partneri vastab minu ootustele või kui ta teeb midagi halvasti, jätan maha, võtan järgmise. Aga tegelikult, kui me ei tohiks teha ühtegi viga oma suhetes, siis ei kestaks ükski suhe ilmselt üle nädala pärast armumisperioodi. Ja ma mäletan, et minu ema ütles ka, et kui ma hakkasin lahku minema, et mis sul siis nüüd viga on, et mina olen kannatanud terve elu, et tõesti vanasti olid need asjad teistmoodi. Ja vahel siiamaani tegelikult inimesed ütlevad, et olite ju nii ideaalne paar, et miks te lahku läksite, aga inimesed ei näe, mis toimub tegelikult koduseinte vahel ja seal on nii palju varjatud selliseid nähtamatuid elemente, mis võivad suhet ruineerima hakata ja ma arvan, et täna me saame kõik pilbasteks tõmmata, et inimestel oleks see teadmine, et kuhu üldse minna lahku, kuidas minna lahku ja mis siis meiega juhtub, kui me lahku läheme. Kuule, aga mis sa arvad, millal tegelikult see lahku minemine toimub? Kas sellest otsusest, et nii nüüd ma lähen lahku või algab see protsess ikkagi tegelikult kuidagi varem?
See on tegelikult enamus suhetes, kui ma olen töötanud siin ise ju tuhandete suhetega ja lahkuminekutega, siis see protsess algab igalühel erinevalt. Hästi vähe on seda, et mõlemad partnerid leiavad, et kuule, tead, meie suhteaeg on nagu läbi saanud, et me võib-olla läheme eraldi ja läheme sõpradena. Enamjaolt ikkagi minnakse tülli ja see hakkab nii-öelda ketrama enda sees, et ei leita rahu selles suhtes või seda, mida otsitakse ja kuidagi ka ollakse väga palju suhetes, kus tegelikult mõeldakse, et praegu midagi paremat liik veel ei ole, et ma siis olen, mis on tegelikult inetu teise inimese suhtes. Aga tegelikult see otsus veereb lumepallina ja ideaalses maailmas võiks partnerid jõuda koos selle otsuseni, et arutada seda lahkuminekut koos. Aga päris maailmas käib see nii, et üks teeb otsus ära ja teavitab teisele ja teisele võib see tulla täiesti suure šokina nii-öelda, et kõik oli ju ideaalne, et väga paljud inimesed petavad suhetes, nagu selles mõttes petavad, et nad ei näita oma päris tundeid ja vajadusi. Ehk siis lahkuminek on igal inimesel nii-öelda erinev, et kellel toimub see protsess vaikse lumepalli efektina, kellel käib üks klõps ja ta katkestab selle, sellel on ka oma põhjus, miks nad katkestavad. See ei ole tihti see, et partner on võib-olla nõme või midagi muud, et see on igal inimesele erinev. Kas oma tööpraktikas, kus sa oled ikkagi, ma arvan, tuhandeid lahkuminejaid toetanud, oled sa märganud, et on olemas mingid kindlad märgid, mis viitavad, et tegelikult seda paari enam kokku tagasi viia ei saa? Tegelikult saab kõiki suhteid parandada, kui nüüd ei ole vägivalda näiteks sees, aga on ka suhteid olnud, kus partner tahab jääda ka vägivaldse partneri kõrvale, kui partner hakkab kasvama, et mina ei anna hinnanguid, mis on õige, mis on vale, mina vaatan, et inimesel oleks turvaline ja kui emotsionaalselt on võimelised mõlemad pingutama, siis on alati lootust, et ma olen alati öelnud, et suhteid saab parandada siis, kui on veel armastust. Aga tihtipeale ehitatakse selle armastuse peale nii palju konflikte, pettumusi, mida ei lahendata kohe ära, sest inimesed ei ole harjunud emotsionaalsetest teemadest rääkima ja siis ühel hetkel, kui juhtub veel mingi konflikt, siis see anum on justkui juba täis ja siis meil tekib nii-öelda põlgus või viha selle partneri vastu. Ja kui me räägime põlgusest või vihast, siis üldjuhul see ju väljendab täitmata jäänud vajadusi, mida partner ei ole suutnud minu jaoks täita. Aga kas partner üldse pidi neid täitma või ma ootan partnerilt neid vajadusi, mida tegelikult ta kunagi ei saagi mulle täita, sest see on midagi, mida ma üritan kompenseerida, mida päritoluperest ei puudu endal. Aga see küsimus oli... Tead, ma ei mäleta. Ei mäleta. Ehk siis küsimus oli sul selles, et ma ka ei mäleta praegu. Aga võib-olla ma vastasin siis sellele. Tead, ma arvan, et sa tegelikult vastasid sellele küsimusele ära. Seda, et kas sa näed märke, kas sa oled näinud oma praktikas märke, konkreetseid märke, mis viitavad. Ja nüüd ma jõuan märkideni. Üks kindel märk on see, mida mina olen oma suhetes näinud ja mida ma paljude partnerite puhul märkan, aga mida nad ise ei oska võib-olla märgata, on see, kui partner katkestab emotsionaalse ühenduse. See on esimene märk tegelikult, et midagi on korrast ära. No, meil on väga paljud inimesed düsfunktsionaalsed ja nii edasi, et osad suhted püsivadki selle peal, et kogu aeg, kui toimub see emotsionaalne katkestumine, ja siis jälle üles ehitamine. Kogu aeg püsitakse selles esimeses suhte nii-öelda faasis, kus ma nii-öelda emotsionaalselt tõmban lukku ja siis jälle muutun nii-öelda avatuks. Et see on üks esimesi märki, kui partner hakkab eemal hoidma või kui partneril tekib selline nagu ärritus, pingestatus ja ta hakkab nagu vältima siin natukene või otsima endale väga palju tegevusi väljaspool kodu, mis küpses suhtes on täiesti normaalne, et mõlemal on juba ka omad elud ja on meie elu, aga just sellist suhte, kus on 2-3 aastat siin koos olnud, et kui partner tõmbub eemale ja hakkab väga palju oma elu elama ja jättes partnerit kõrvale või ta tunneb ennast häiritu, nagu partner on kaasatud, et sa tajud selle tegelikult ära, kas partner on kohal sinuga, kas ta tahab sinuga olla. Ja üks esimesi märke võib-olla, mis tekitab just äreval kiindujal, on see esimene märk on see, et ma hakkan tundma ärevust. Et kui partner ei võta mind, see on ka üks hästi oluline teema, kas partner võtab mind sisemiselt vastu või ta veel kahtleb selles, kas inimene on minu jaoks see, kellega seda elu jagada. Ehk siis teisel partneril võib tekkida teadmata seda põhjust, võib tekkida selline ärev tunne, et minul näiteks tekkis isegi see, et ma ei saanud inimese kõrval öösel magada, ehk siis ma ei tunne muidu ärevust kui sellist, aga mul tekkis just ärevus öistel tundidel, et mul tundus nagu ohtlik jääda partneri kõrval, et keha on nii tark, et kui ma tekitan taga liiga suure emotsionaalse läheduse, sest et ma tean, et ta ilmselt läheb poole aasta pärast minema. Ja siis mul tundus ohtlik jääda ööseks tema kõrvale, sest see emotsionaalne ühendus oleks liiga tugevaks sellisel juhul läinud. Mis tähendab seda, et kui partner ei võta sisimas otsust vastu, et see on minu partner,
siis see on üks märk tegelikult, mis tekitab nii-öelda ärevuse elemendi, et ma ei tunne ennast lõpuni turvaliselt. Aga see ei ole ainukene, et lihtsalt inimestele resonantsiks võib-olla on see oluline teada. Mis arvad sellest, et paljud lahkuminejad räägivad seda juttu, et tegelikult nad nägid juba sellisel tutvumise perioodil märke, mis neile tegelikult ei meeldinud, aga nad eeldasid, et need muutuvad. Ja siis, kui ongi lahkuminek käes, siis tegelikult tuuakse neid samu asju ka põhjuseks, mida tegelikult nähti väga palju varem. Et kuidas nende ohumärkidega on? Tead, kui tekib tegelikult armumine, siis inimene võib neid red flag'e näha, aga kui tal ei ole piisavalt saanud sellist kogemust, et ta on haiget saanud ja neid samu märke juba läbi kogenud, siis tegelikult armumise perioodil ajubiokeemia muutub ja me justkui eeldamegi naiivselt, et see inimene muutub ja mõnikord võibki juhtuda see, aga kui me juba räägime sellest, et meil on tegelikult ootus, et partner muutub, siis tegelikult igasugune kõrgendatud ootus viitab üle seotusele, mida me kindlasti täna siin podcastis puudutame ka. Aga ja, me eirame teadlikult neid märke ja mina olen ka läinud suhetesse mitte sellepärast, et ma oleks teadnud, et see suhe jääb kestma. Ma nägin kõiki ohumärke, et mitte, et see inimene oleks halb olnud või ohtlik olnud otseselt, aga ma teadsin, et ma saan sealt haiget. Aga samas ma esimeses podcastis jagasin ka, et ma otsisin seda nagu armuvalu, sest minus oli midagi kinni läinud, mis oli vaja nagu käivitada. Ja üks asi, millest inimesed peavad aru saama, mis võib muuta kogu suhete nii-öelda aru saama, on see, et armastus ei alga mitte teisest inimesest, vaid teine inimene käivitab meis selle protsessi. Ehk siis, mis tähendab seda, et võib-olla ongi täiesti oluline minna sinna, kuhu süda meid juhib, isegi kui seal on ohumärgid, siis see käivitab meis armastuse tunda. Aga viga on selles, et me arvame, et see armastus saab püsida täpselt seni kaua, kuni see inimene on meiega. Tegelikult see nii ei ole. Väga paljud inimesed tulevadki meis käivitama seda armastuse tunnet, seda elusust. Ja see ei tähenda, et kui see partner üks päev nii-öelda lahkub, et see armastus saaks otsa, see armastus muudab lihtsalt suunda. Et see on huvitav perspektiivi muutus, et me oleme harjunud registreerima, et teine inimene tekitab meis tunda, tema käivitab, aga tunne tekib sinus. Ja võib-olla ongi oluline seda teada, et partnerid on käivitajad, kes käivitavad nii positiivse kui ka negatiivse protsessi. Mõlemal juhul on võit meie tegelikult, kui me oskame seda õigesti talitada. Ehk siis me eirame neid ohumärke ja mina olen täiesti öelnud ka seda, et kui inimene näeb ohumärke ja ta ikkagi tunneb, et see näiteks äreva kiinduja puhul, et kui me tahame üldse mingit protsessi muuta, siis mina olen öelnud, et mine sinna ja saa need laksud kätte, et sa saaksid selle kogemuse, et sa õpid juba ära tundma läbi oma kogemuse see, mis sind teenib tegelikult ja see, mis sind ei teeni. Ja kui sa ühel hetkel oled oma laksud kätte saanud, siis ja sa näed samasugust inimest, samasuguste mustritega inimest ja sul hakkab tekkima armumine, siis tekib see koht, kus mul on kogemus käes, ma tean juba, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi ja 20. ma arvan, võikski olla see aeg, kus ma testingi oma piire ja vaatan, mis mulle ei sobi, mis ei sobi. Ja kui nüüd sa oled juba kogenud sellist haiget saamist ja sa tunned, et sa hakkad samasse mustrisse minema, siis sellel hetkel, kui hakkab tekkima armumine ja sa näed kõiki neid ohumärke, siis peab adekvaatne mõistusappi ütlema, kuule, siin ma ütlen ise nüüd seekord ei, sest kui sa ei ütled ja ei lase ennast sinna ära uppuda sellesse meeletusse valusse, siis see talutav valu, mis tekib sellest väikese ei ütlemisest, et ma ei lähe selle protsessiga edasi, sellest kohast toimub äreva kiinduja tervenemine. Sest ta ütleb esimest korda endale, ma väärtustan ennast, ma tean, et mulle see ei sobi, isegi kui see tunne tekib ja ma lähen, ütlen ei ja talun selle valu läbi ja sealt toimub kasvamine. Vaata, kui huvitav protsess on see lahkuminek, et tegelikult seda justkui ilma valuta polegi võimalik väga hästi läbida või? Tead, miks see nii on? Sellepärast, et üks saladus ka, et kui meile räägitakse siin traumabondist, et niisugused keerulised suhted on trauma peal üles ehitatud, siis tegelikult seda on uuritud, just perekonnateraapia tegelejad on uurinud, et inimesed saavadki kokku
tegelikult meil tekib keemiline reaktsioon, biokeemiline reaktsioon nende inimestega, kellega meil on kas süsteemis midagi sarnast. See ei tähenda, et mõlemal oli isa puudu, näiteks võib-olla ühel oli ema puudu, teisel oli isa puudu ja need kaks matchivad. Ehk siis tegelikult primitiivsel tasandil me mingis mõttes saame kokku inimestega, kellega meil tekib resonants süsteemides esiteks, sest kokkusaamine tähendab seda, et me hakkame kahe partneri kaudu bioloogilises mõttes midagi korda tegema, midagi parandama ja süsteemi jätkama. See on nii-öelda evolutsiooniline vajadus jätkata, aga sinna tuleb ka sisse nii-öelda see bussitäis rahvast ja nüüd see iseenda isiklik kogemus, see, millised olid minu vanemad, see, milline oli minu vanemate suhe ja sellest tekib resonants tegelikult ka partnerussuhetes. Toon näite lihtsalt, et väga paljud inimesed räägivad armastuse keeltest. Noh, see, et minule meeldib emotsionaalne lähedus ja mina vajan kingitusi ja bla, 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 bla. Ei, kindlasti mitte. Armastuse keel algab sellest dünaamikast, milline dünaamika oli sinu vanematel omavahel. Seal sa talletad ja just tegelikult teismeeas, kuskil 12 vanusest alates, laps hakkab vaatama ema-isa pealt, milline peab olema mees ja milline peab olema naine. Ja esimene talletus toimub esimesel 7 aastal, eks ju, kui seal on väga palju toksilist käitumist, omavahelist konflikti, siis minu psüühika jaoks, või noh, näiteks eemale tõukamist, et armastus ei ole lähedane, siis päris elus nüüd, kui sa täiskasvanuks saad, võib see realiseerida niimoodi, et ma räägin, et ma tahan turvalist suhet, ma tahan pikaajalist suhet, bla, bla, bla. Aga kui ma lähen suhtesse, tekib mul ülekoormatus, sest tegelikult ma vajan seda, et partner mu lükkaks eemale, sest see teenindab seda kodust tunnet, mul tekib armumine ja kodune tunne selles kontekstis, mida ma kogesin lapsena. Ja selle järgi me hakkame otsima ka partnerit. Ja kui nüüd tulebki turvaline partner, kes ei paku sulle seda äratõukamist, kes ei peta sind, kes ei ole võib-olla reaktiivne kuidagi, siis see sinu aju jaoks on nii võõras, et sul võid sattuda täiesti segadusse, et ma olen kogu aeg tahtnud sellist partnerit ja minu jaoks tundub ta kas igav või vastuvõetamatu või tekitab ülekoormatuse, sest see tundub mulle kuidagi vale. Ja vaata, kui huvitavalt see psüühika toimib, et üks asi on see mõistus, mis räägib meile pidevalt, et ma tahan sellist lugu, aga kui ma selle loo saan, siis ma hävitan selle ise ära, sest tegelikult minu muster ütleb midagi muud. Ja sealt tekivad väga paljud käärid ja siit me jõuame sellise asja juurde nagu vältiv kiindumus ja tegelikult ärev kiindumus, mis ongi põhilised sellised toimimise viisid suhetes, mille pealt inimesed kokku saavad, et vältiv tõmbab alati ärevat ligi ja ärev tõmbab alati vältivat ligi ja sellepärast toimub ka suhetes nii palju kriise, sest mõlemad tulevad tegelikult natukene katkistest kiindumismustritest ja tegelikult suhte eesmärk ongi sind terviklikumaks teha. Ja kuna inimesed ei tule selle valuga toime, mis nüüd suhetes üles tuleb, me ei hakka siin rääkima banaalsetest teemadest, ta pettis mind, ta on nõme tropp. Ei, see on niisugune lasteaia tase, et me räägime täna nendest sügavatest psühholoogilistest teemadest, mis tegelikult meid kokku tõmbavad ja lahku viivad. Kuule, aga päriselt ka praegu sa justkui lõid ümber müüdi armastuskeeltest, et see on tõesti selles mõttes, et see on nagu päris põnev ja palju sügavam lähenemine, mida meie oleme harjunud. Ja see ei ole ka nii väga sügav lähenemine, vaid see on reaalne lähenemine, et mulle tundub, et see kõik see nämmutamine, et ma vajan füüsilist lähedust, bla, bla, bla. Aga kui füüsiline lähedus ja turvatunne sinu jaoks arenes välja keskkonnas, kus oli tegelikult ärevus, oht, siis sinu psüühika registreerib turvatunnet ohu ja ärevuse kaudu, et kui sa seda tunned, sa võid öelda küll, et mul on halb olla, ma tahan sellest lahti saada. Ei, sa tahad seda tegelikult sisimas alateadlikult kogeda, sest see on sinu turvatunne, mis meenutab sulle kodust keskkonda. Ehk siis me peame ümber mõtestama selle või nägema natukene laiema perspektiiviga, mitte lihtsalt see, et ma olen armunud, ma ei tea, mis juhtus, ma olen segaduses. Aeg oleks üles ärgata ja hakata neid suhteid teadlikumaks tegema, siis me saame seda abielude kestvust võib-olla ka pikendada või siis lahkuminekuid hakata tegema selliseks, et meil ei oleks nii palju kättemaksu, viha ja laste kaudu manipuleerimist lahkuminekute puhul. Ehk siis et see on täiesti uus perspektiiv selles mõttes, et armastus algab meist ja kui partner kaob, siis see ei tähenda, et minu armastus saab otsa. Aga sellel hetkel,
kui partner jätab mu maha näiteks, vahet pole mis põhjusel, siis on täiesti pointless hakata rääkima sellest, et sa pead armastama ennast. Käi metsa sellel hetkel, kui väga paljud naised kogevad seda, et kui partner jätab mu maha, siis sellel hetkel ma vihkan ennast, ma süüdistan ennast, siis ma mõtlen, ma küll peas võin mõelda, et ta on tropp või mis iganes, aga tihtipeale me ei suuda seda teha, vaid me hakkame ise ennast süüdistama, me hakkame ise ennast vihkama. Ja siis, kui tuleb mingi tšikk hakkab rääkima, et hakkame nüüd enesearmastusega tegelema, siis sa tahaks talle tegelikult virutada, sellepärast et kuidas ma saan ennast armastada, kui ma olen tegelikult katki. Ja üks saladus, ma nüüd üldse ei lase sul küsida, ma läksin hoogu kohe, eks ju. Üks saladus ka, et kõik enesearmastuse koolitajad, seal on kindlasti väga olulisi elemente, aga võtan ka teise sellise turundusliku elemendi sealt ära, et enesearmastus ei alga kursusest, kus sa õpid enesearmastust. Armastust ei saa õppida kursusel, armastust saab õppida läbi suhete ja armastust saad sa õppida või tunda läbi selle, mida sa tegelikult kodust kätte said. Kui sa tahad tegeleda aga vaataja enesearmastusega, siis me jõuame sellesse punkti, kus armastus algab. Ja hüpoteesina me võime öelda, et kõik inimesed on mingil hetkel tulnud kahe inimese armumisest või armastusest või kirest, kus toimub nii-öelda mehe ja naise vaheline suguakt ja sellest siis tekib nii-öelda laps, eks ju. Vot see on armastus, millest sind loodi ja sealt algab enesearmastus. Ehk siis, kui ma saan võtta vastu sisimas oma ema ja ema saab mind vastu võtta ja kui isa saab mind vastu võtta, siis sealt tekib see enesearmastus, mida öeldakse tegelikult päris enesearmastuseks. Ja vaat need õnnelikud, keda on vähe, kes on seda kogenud, nemad ei viitsigi seda sellist podcasti kuulata, sest neil on suhted korras, sest nad armastavad ennast. Mõistad? Ehk siis, kui sa räägid enesearmastusest, see on kõik väga tore, käi juuksuris, osta uued riided ja see on kõik väga oluline, et ennast nii-öelda väliselt väärtustada, aga päris enesearmastus hakkab pihta sellest, kas ma saan armastuse oma taustsüsteemis kätte või ma ei saa seda armastust kätte. Ja kui ma ei saa, siis ma terve elu plähmerdangi ja otsin kompensatsiooni, otsin validationit, ma ei taha seda esto inglissit tuua siia sisse, otsin nii-öelda teiste kaudu enda väärtust. Täpselt see nii kaua, kuni ma ei ole enesearmastust kätte saanud. Ma tahaks praegu ütelda, et ikkagi kui inimene sünnib siia maamunale, siis ta võiks ikkagi selle manuaali kaasa saada. Oleks palju lihtsam. Ei, tegelikult on ka oluline, et me vahepeal mängiksime pimesikku. Selleks, et näiteks mina saaksin üldse suhtes olla, pean ma kindlasti mängima pimesikku. Sest kui ma lähen kogu teadmiste pagasiga või terapeudina suhtesse, siis ma arvan, et ma ütleks kõikidel teitidel ei. Ehk siis... Ja mis on veel huvitav on see, et võib-olla need inimesed, kes on palju enesearengu inimesi kuulavad, see on ka oluline, kas inimene areneb või elab lihtsalt mullis. Ehk siis, kui ma jõuan sellesse punkti, et ma näen, et see partner mulle tegelikult inimesena meeldib, aga ma näen, et ma pean tulema oma arengus vastu selleks, et mängida temaga neid mänge, et tal üldse armumine tekiks, sest armumine saab tekkida nende kahe inimese vahel, kes on samal tasandil. Aga kui ma olen arengus läinud juba ees ära, tõesti on palju endaga tööd teinud ja see ei ole mingi kekkamise koht, vaid lihtsalt minu töö nõuab seda, et ma oleks inimestest 2 sammu ees, siis on oluline see, et ma tuleksin siis vastu. Aga siis peab see armastus olema ka suur, et mis niidab jalust maha, et ma olen valmis sinna vastu tulema. Ja vaata, nüüd juhtub see olukord näiteks, ma arvan, et ma ei ole ainukene, et kui ma tulen partneri arengu tasemele vastu, kust ma vaatan, mis dünaamika pealt ta toimib või mis ta on toiminud, seoses tema eelmiste suhetega ja kui ma tulen sinna vastu, siis tähendab seda, et tegelikult ma lähen partneri dünaamikasse sisse. Ja siis tekib tihtipeale mul see, et mul tekib sisemine konflikt, et mul kaob töö vastuhuvi ära, sest ma hakkangi nii-öelda, ma pean kogu aeg jälgima, kuidas ta toimetab seal partnerlussuhtes ja et ennast seal siis hoida, et ma ei kaoks sinna tema dünaamikasse ära, sest minu jaoks on juba võõras sellel tasemel toimida, kus tema toimib. Ja siis mul on alati lootus olnud, et see partner nagu kasvab, aga ma ei pane nagu survet peale. Aga nad ei ole kunagi seda tahtnud teha ja vägivaldne oleks seda nõuda. Ja siis ongi oluline võib-olla, kui sa päriselt inimest armastad, siis päris armastus on ka see, et kui sa näed, et inimene ei saa sinuga koos olla või ta ei saa kasvada, sest tal on oma tempo, et siis päris armastus minu jaoks on see, et sa lubad inimesel lasta ta vabaks. Ja et see armastus jääb sinu sisse alles, aga ta võib muuta suunda. Ja see on minust kõige ilusam või niisugune ilusam armastuse viis, mida kogeda. Et ükskõik, mida see inimene nagu teeb, et sa lased ta vabaks
ja isegi kui sul on valus, et siis sa lubad tal minna. Ja ma arvan, see ongi tõeline armastus ja kui ta ka päriselt sind armastas, siis tegelikult ta tuleb alati tagasi. Et üks asi, mida inimesed peavad mõistma, kus nad panevad väga palju minust halba ressurssi ära või annavad endast ressurssi ära, on see, et nad püüavad kontrollida oma suhteid, nad püüavad ka lahku minnes kontrollida oma partnereid. Ma arvan, kogu selgeltnägijate turg püsib selle peal, ma arvan 50 või 60% ulatuses, mida mu eks teeb, kas ta tuleb tagasi, kas tal on uus armastus, kas ta veel mõtleb minu peale. See on kogu esoteerika turg toitub sellest, aga ma tahaks muuta ka seda protsessi või anda inimestele selle perspektiivi, et kui sa lähed lahku, siis esimene asi, mida sa peaksid tegema, mis tegelikult on oluline, on 30-päevane nii-öelda detox. Ehk siis ei ole sellist asja võimalik, kui nüüd inimesed on tõesti küpses suhtes olnud ja on oma suhte ära läinud, mõlemal kaovad tunded ära ja tahavad edasi liikuda ja tunnevad, et nad saavad sõbraks jääda, neil on ühised lapsed, mida jagada, siis on tõesti fine see, et me jääme sõpradeks. Ja mõne partneriga sa saadki jääda, sest kuidagi mõlemad poolte kokkuleppel, et seal ei teki sellit varjatud mängu või manipulatsiooni. Aga kui tegelikult üks osapool on saanud haiget ja teine on näiteks avoidant või vältiv kiinduja, siis seal on hästi oluline see, et sa kohe, kui sa tahad näiteks avoidantit üldse tagasi saada, ma nüüd lähen sinna, ma ei lase sul küsida, ma olen hoos, sorry, aga ma lähen kohe sinna sellesse punkti, et kui me läheme lahku, siis tegelikult ükskõik milline lahkuminek on, kui nüüd on küpsed inimesed siis ja suudavad hästi läbi saada, nii et neil ei ole üksteise suhtes pretensioone või teki ka seda tunnet, et kui teine läheb teise partneriga, mul tekib armukadedus või tulevad sellega vähemalt toime, et sa ei mõjuta teist partnerit, aga enamus inimesi tegelikult ei lähe rahumeelselt, sisimas rahumeelselt lahku, mis tähendab seda, et 30-päevane detox on hästi oluline. Miks? Sellepärast, et see teine inimene on mõjutanud sinu aju biokeemiat, nii neuroloogiliselt, bioloogiliselt, kõike muud. Ja kui nüüd see inimene näiteks kirjutab sulle iga nädal, kuidas sa toime tuled või kuidas sul päev läks ja see suhe jätkub ikkagi sellisel tasandil, et te küll füüsiliselt ei kohtu, võib-olla ka kohtute, käite iga nädal söömas, eks edasi, siis sa tegelikult alustad iga kord lahkuminekut otsast peale. Sest aju harjub ära sellega, et teist inimest ei ole kuskil, seal on uuritud natukene ka, kuskil 30 päeva on vaja selleks, et me harjuks ära, et seda inimest ei ole. Me oleme teinud selle esimese valu läbi ja tekib see tunne, et see inimene ei suuda mind enam oma hääle või kohalolekuga nagu mõjutada, sest ta väljub nagu minu bioloogilistest emotsionaalsetest protsessidest. Ehk siis suhte puhul me räägime sellest, et me sulandume teise partneriga kokku. Ja kui me ei ole kunagi kätte saanud näiteks partnerilt seda, mida ma tegelikult sisimas ootasin, siis on hästi oluline see 30-päevane detox teha, sest meie aju muidu kogu aeg jääb lootusesse, ootusesse, et see partner äkki tuleb tagasi. Ja ajul on veel hästi huvitav komme, et kui me oleme lahku läinud, siis mingi aja pärast ei mäleta enam seda negatiivi või seda, mille pärast üldse lahku mindi, vaid ta hakkab mäletama ainult seda positiivset osa ja illusioneerima või taas nii-öelda illusiooni looma enda sees, et see inimene tegelikult on parem, kui ta tegelikult on. Ma ei tea, sain nüüd sisse. Ja kusjuures ma võin täiesti kinnitada, et ma olen ju seda kogenud, et peale lahku minemist ma ei saanud aru, miks ma seda üldse tegin, sest mul olid ainult ilusad ja kõige paremad asjad meeles. Ja see on täiesti fenomenaalne, kuidas see aju toimib, eks ju, et me võimegi siis hakata ise ennast süüdistama ja võime hakata otsima ka hästi sage põhjus on ka see, miks inimesed jäävad suhetesse või lahkuminekutesse kinni, et tihtipeale ei teata, vaata, miks lahku mindi, aga tegelikult ei olegi oluline. Et siin on see LETEM teooria, ehk siis lase lahti teooria, mis on praegu hästi palju võimsust nagu kogunud või populaarseks saanud. Ja minust see lahti laskmise teooria on kõige olulisem see, et sa ei pea teadma, sa ei pea olema psühhoanalüütik, et sa pead lahti mõtestama, miks see inimene nüüd ära läks, eks ju. Kui ta läks ära, siis sa austad seda, tuled enda valuga toime, pärast räägime sellest, mis valusid võib tekkida, kuidas sellega toime tulla, aga sa lased selle inimese lahti, ma saan aru, et esialgu ongi raske, aga kui sa teed kohe selle sotsiaalmeediast, et ta oleks mute peal, et sa ei näe tema storysid, et sa ei kontakteeru temaga ja ütled täitsa ausalt, et kui ma sinuga räägin, et siis see tekitab mulle valu.
ja luua seal see piir ette. Minu kaaslased on küll sellest väga hästi aru saanud, sest nad on ka üritanud alguses nagu kogu aeg ühendust võtta, sest eks isegi kui nad lähevad lahku, ikka on see harjumus nii-öelda teise inimesega koos olla, ehk siis koheselt teha see 30-päevane no contact ja see töötab eriti hästi nüüd, ma ei lase küsida, aga sorry, kuulake, kui teil on nüüd avoidant partner ehk vältiva kiindumisstiiliga, mis tähendab seda, et vältiv kiindumisstiil võib väljenduda hästi erinevates kohtades. Kui on raske vältiv kiinduja, ehk siis tema jaoks lähedus on ebaturvaline ja kui sina oled turvaline partner, siis ta ei suuda püsida üle 3–6 kuu, nagu nartsissistidki, aga nad ei ole nartsissistid. Ehk siis neil tekib kuskil 6 kuu pealt võib tekkida selline ülekoormatus ja nad ei pruugigi aru saada, mis neil juhtub, et neil ütleb lihtsalt siin katuses ülesse ja see teine inimene tundub neile nagu kas liiga domineeriv või liiga emotsionaalselt lähedane, et nad vajavad seda oma space'i, oma ruumi. Ja nüüd nad siis arvavad, et see partner ei ole neile õige ja jätavad nad maha. Ja avoidantiga on selline lugu, et kuskil, ma ei mäleta, mis see protsent oli, enamjaolt avoidant tuleb tagasi sinu ellu, kui sa teed kohe no contact'i. Päriselt, kui te tahate avoidantit tagasi saada, nüüd on nipinurk nüüd, et kui teil on kaaslane olnud selline vältiv kiinduja, te võite ka täpsemalt guugeldada, mida see tähendab, ilusti info on olemas või ChatGPT-st, et siis tehke no contact ja parim asi, mida sa saad teha avoidantile, on see, kui sa lähed oma eluga edasi. Sa lähed välja, sa naudid, las ta vaatab su storysid, sest avoidant tegelikult tahab sinu üle kontrolli omada, nagu ka mingis mõttes nartsissist. Nad ei talu seda, kui partner liigub edasi sisimas. Nad vajavad natukene seda mängu, et ma võin su pilte laikida, ma võin vahepeal sulle küpsist kappis anda, aga ma ei võta vastutust, et öelda, kuule, ma vist tegin siin natukene või mul on see teema, et ma peaks seda lahendama. Ei, see valu on neil liiga suur, mida nad peaksid vastutuse võttes tegema. Ehk siis nad tahavad mängida. Aga kui sa tahad avoidanti tagasi, tee ka no contact ja sa ei võta kunagi temaga ise ühendust. Ja usu mind, ta on sul, nüüd avoidantid on erinevad, aga mõnel avoidantil tekib armuvalu alles pärast seda, kui ta näeb, et partner on edasi liikunud, kelle ta maha jättis. See võib pool aasta pärast juhtuda, aga võib ka aasta pärast alles tekitada valu. Sest avoidant on see, kes ei taha tegelikult üksi olla, sest neil on hästi palju vaja validationit. Ma ei taha ingliskeelsete sõnadega üldse rääkida. Nad vajavad teist inimest, kellelt saada ressurssi. Sest üldiselt vältiva kiindumisstiiliga inimesed on ressursivaesed, et nad vajavad selleks, et püsida ja ka nartsissistid teise inimese ressurssi, imetlust või see, et nad tahavad olla tahetud. Ja see on nende lõks, kuhu nad lähevad ja siis tavaliselt nad jätavad maha, mõtlevad, et neil tundeid ei ole selliseid või siis teevad veel ennast nagu ohvriks või see, et ma tegin talle nii palju haiget ja bla, 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 et müüvad selle maha, et ma olen ka kuidagi nagu halb või enda ohvrimeelsust toovad siis, et neil on justkui nagu see, et mina olen halb ja kindlasti ta ei taha mind tagasi, et jälle põhjus mitte vastutust tegelikult võtta. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et nad kindlasti leiavad mingi mänguasja endale vahele. Kui avoidant leiab tegelikult päris suhte, mis ta näeb, et tema ajude jaoks on päris hea, et jätab ta maha, siis ta tahab teda kindlasti tagasi. Aga ta vahepeal tahab mängida seda mängu, et tal on vaja testida, kas minna eksi juurde tagasi või kellegi kolmanda leida, kes annaks talle seda enesekindlust või validationit, imetlust, eks ju. Ja siis, kui ta on selle suhte seal ka pekki keeranud, siis tal tekib huvi uuesti selle kaaslase vastu. Ja siis on küsimus, kui sa tahad avoidanti tagasi ja vältivat kiindumisstiili, siis hästi oluline on see, et kui ta tuleb tagasi, et sa ei tohi teda rünnata, vaid vaata, suhetes on hästi palju ego teemat. Nagu selles mõttes ego teemat, et me tahame mõelda, et nüüd tuleb tagasi Rooma või mis iganes. Avoidantil ei tohi seda kunagi teha. Avoidantit tuleb võtta nagu rahustades vastu. Kuule, juhtub ikka, aga äkki vaatame, kuidas seda olukorda parandada. Aga mul on küsimus, kes idioot tahab sellist protsessi kogeda? Ma mõtlen, ma praegu räägin, kui sa tahad tagasi, aga miks sa peaksid tahtma? See näitab, et ka sina tegelikult ei ole kasvanud. Ja lahkuminekul ongi oluline, mul on väga põnev vaadata inimesi, kas nad kasvavad pärast lahkuminekut või nad jooksevad suhetesse ja panevad sinna samasse mustrisse ja loodavad, et uus suhe on parem. Ei. Kui sa lähed lahku ja sa ei tee midagi enda jaoks, sa ei tuvasta enda mustreid, sa ei tööta midagi enda jaoks läbi, sa ei saa üldse oma kiindumisstiilistki aru, siis ma võin sulle öelda, et kõik need järgnevad suhted on uues formuleeringus täpselt samasugused.
ja siis sa võid öelda, et kõik mehed ja kõik naised on nõmedad ja normaalseid inimesi maailmas ei olegi. See on lihtsalt maailm, kus sa elad, sest sa ei võta vastutust. Aga see, et sa lähed kohe kiirelt järgmisesse suhtesse, kas on pigem siis oma hinge plaasterdamine? Ja see on täiesti selles mõttes, et mulle ei meeldi öelda inimestele ette, mis on õige, mis on vale. Tee seda, mida sa õigeks pead. Ehk siis, kui sa tahad minna, siis ma ütlen lihtsalt, et see ei ole, see on rebound jälle. Ma ei tea neid eestikeelseid sõnu enam, ma olen ära rikutud, täiesti ära rikutud, aga see tähendab seda, et nagu tervendav suhe nimetatakse, tavaliselt need ei jää püsima, et kui sa valid pärast suurt armastust ja lahkuminekut endale mingi armukese või sellise nagu suhte, siis tavaliselt need ei jää püsima. Seal ei ole ka väga suurt armastust, sest see sisimas, vaata kui me lahku läheme, siis tegelikult, kui me vaatame isiksusarengu teooriat ja Veiko Tähkat on üks lemmikuid, mis minu jaoks teraapiamaailmas kõige paremini töötab, siis ta ütleb, et me võime hoida enda sees kujundina elus seda suhet, mis meil oli veel väga pikka aega. Ja sealt tekibki see, et antakse igasuguseid rituaale, et lase lahti, vaata mis iganes. Aga tegelikult me jõuame nüüd sellesse kohta, et kui sa tahad päriselt areneda, siis on oluline seda valu kogeda. Ja ma võin teile kinnitada, et see valu läheb mööda. Ja mitte, et sa peaksid tormama uutesse suhetesse, mis on tegelikult põgenemine, vaid ma võin teile anda saladuse, kuidas saada tegelikult armuvalust lahti. Nipinurk number 2. Nipinurk number 2, tegelikult ma arvan, kogu see podcast on nipinurk. Et kuidas saada armuvalust lahti, mida ma olen 100 inimeste peal teinud ja nad on täiesti šokeeritud sellest, kuidas nad üldse võib-olla seda inimest armastasid või kuidas nad üldse sellist valu kogesid, mida nad kogesid. Ja nipp seisneb selles, ütleme tagasi saate alguspoole poole. Kui meil tekib kahe inimese vahel armastus ja kiindumine, siis sama kiindumine, mille kaudu meil tekkis emaga, isaga kiindumine, nüüd väljendub ka partnerlussuhetes. Siin on oluline detail, mida kõik on nüüd lugenud seda konstellatsiooni ja pereteraapia nii-öelda raamistikku, et kui sa oled tütar, siis tekib mul kiindumus meestest isa kaudu ja poegadel ema kaudu. See ei vasta täiel määral tõele. Ehk siis me võime ka mustri võtta näiteks tütrena emalt. Ehk siis mõlemad tegelikult partnerid mõjutavad seda kiindumismustrit, kuidas ma partnerit endale valin. Ja siin tulebki huvitav asi mängu. Kui ma valin partneri ja me teame seda, et me valime partneri trauma põhjal või midagi, mida me tahame taastada või parandada oma süsteemis. See tähendab seda, et paljudesse suhetesse lahkuminek sisse kirjutatud, sest väga paljud inimesed lähevadki suhetesse, et tegelikult otsida valu. Ja vaata, kui me jõuame nüüd nendesse suhetesse, väga paljud naised on sellised, kes ütlevad, et, või mehed ka, ma jätan su maha või teevad selliseid tegevusi, et mõnikord inimene mõtleb, et miks ma tahan petma minna või miks ma petan või miks mu partner petab, siis väga paljud inimesed petavad selle pärast, et nad jääksid vahele, et nad saaksid ühendust selle tundega, et neid hakatakse hülgama, et partner jätab nad maha, et nad saavad ühendust selle süütundega, millega nad on lapsepõlves ühendunud. Ehk siis me tegelikult muster töötab selles suunas, et sind kogu aeg terviklikumaks teha, et sind kogu aeg päästa. Ja me saame ligi nendele tunnetele, rasketele tunnetele, mis on lapsepõlves meie sisse kuhjunud ja mis tegelikult takistavad meie arengut ainult läbi valusa kogemuse. Mis tähendab seda, et kui me läheme nüüd lahku ja tekib meeletu valu, siis sellel hetkel käivituvad tegelikult kõik valud, mis on välja tõrjutud ja seal hulgas käivitub ka programm, kuidas minu suguvõsas on leinaga toime tuldud. Ehk siis, mis tähendab seda, et partner on projektsioonide kogumik. Kui sa lähed lahku, hakka enda jaoks ära hindama väga selgelt, keda partner minu aju jaoks meenutab. Ta ei pea välimuselt meenutama, aga keda ta minu aju jaoks meenutab minu enda taustsüsteemis, nagu me rääkisime läbipõlemisel konfliktide puhul. Kõik on projektsioonide mäng, see ongi üks suur mäng tegelikult, kus me suhete maastikul oleme. Ehk siis, keda ta mu aju jaoks meenutab või mida see lahkuminek valu mõttes meenutab, et kas mul läks isa ära, kas mul läks ema ära, kas ma tundsin ennast hüljatuna lapsepõlves. Ja sealt on need kohad, kus me lähme kreisiks, kus me lähme hulluks ja me ei tule toime, sest me oleme tegelikult püsinud nagu heas konditsioonis läbi partneri toe, sest ta teenindab meie jaoks seda osa, mis meil jäi vanematelt puudu, eks ju.
ehk siis, ja nipp on selles, ma ei tea, kas te saate üksi teha, aga millega ma olen teraapias aidanud sadu inimesi tunnetest välja, kas neid inimesi, kes on 20 aastat salaja armastanud mingit inimest ja mõelnud, joh, ei tea, kuidas see nii on. Kui me paneme 2 inimest vastakuti, nii-öelda, oled sina ja paneme näiteks, mõnitage mind, et Ants töötab patjadega, võite mõnitada, aga töötab raisk. Ehk siis, kui me paneme sinu vastu, sa võid ka kodus seda teha, partneri istuma. Ja nüüd istud sinna vastu ja lihtsalt vaatad, mis tunne sul tuleb ja püüad natukene psühhoanalüüsi teha endale. Kui mul tekib hüljatus, kui mul tekib viha, kui mul tekib sellised väga enneolematud rasked tunded, siis ma võin teile garanteerida, et see ei teki sinu partneri suhtes, vaid see partner käivitas sinu enda kas sisemise lapse, mis on haiget saanud, või sa näed seal kedagi, kelle suhtes sul on siiamaani valus. Ja kui me võtame nüüd partnerist näiteks teise padjaga sealt tagant välja niimoodi, selle, keda ma tegelikult selles partneris nägin, siis kaovad tunded ära selle partneri suhtes. See on enneolematu, kui inimene on vähegi küps inimene, nagu kui täiskasvanud osa on olemas, töötab alati 100 korda läbi proovitud. Kui inimene on nüüd piirialane isiksus, see on eraldi teema, nendel lahkuminekud hästi keerulised ja seal on isiksushäire taustal, neil ongi, see on täiesti eraldi saate teema. Aga kui me räägime enam-vähem küpsest inimesest, kes on nagu enam-vähem adekvaatne, siis tegelikult toimib see, kui ma saan aru, keda ta mu aju jaoks meenutas. Ja oluline on see, et me elame läbi seda valu õige objekti suhtes. Kui mul tekib viha, küsin, kelle peale ma tegelikult vihan olen. Et ma elan viha läbi nüüd isa suhtes või ema suhtes, mida tekitas, mis partner süüdi on. Ja siis me näeme, kuidas lahkuminek on ressurss ja lahkuminek töötas meie jaoks, sest ta tõi selle valu ülesse ja ma nüüd saan selle läbi seedida, sest täna ma olen täiskasvanud, täna mul on see küpsos olemas ja nüüd on oluline koht. Nad tahavad kõik kiiresti seda valu ära kaotada. Aju paraneb aeglaselt ja meel paraneb aeglaselt. Ja ma olen öelnud, et kui me teeme selle talutava valu läbi, ehk siis me elame seda valu läbi, aga me samas teame, et isegi kui me meel suunab selle partneri peale, et siis hoia seda valu nii kaua, kuni sa tunned, et sa oled nüüd selle läbi seedinud. Ehk mida mina teen tavaliselt, nagu ma ütlesin, ma olen professionaalne leinaja, ma kirjutan täiesti üles iga lahkumineku järel neid protsesse, mis minuga toimuvad. Ja siis ma vaatan, näiteks kui ma olen uuesti lahku olen, mitte et ma sari lahkumine, ma ei ole tõesti palju suhteid nagu selles mõttes olnud, keda ma oleks armastanud nagu päriselt, siis ma vaatan, kuidas ma eelnevatel kordadel tulin toime, kui hull siis oli ja kuidas praegu on. Ja siis tegelikult 30-ndates, 40-ndates näed, et see lahkuminek läheb kergemaks, sest valu on läbi tehtud. Ja siin sa võiksid küsida mult tegelikult. Ühesõnaga, mis siis just kui inimeses muutub, kui ta saab aru või kelle ta sealt nagu siis niinimetatud padjana või välja sealt võtab, et ta võtab selle ära, mis inimese enda sees siis on teistmoodi. Ja siis tekib see moment, kus ta näeb, et mul on partneri suhtes neutraalsed tunded. Sellel hetkel on tegelikult suhe läbi, kui sa tunned partneri suhtes, et ta on neutraalne objekt. Ja minul näiteks, ma elasin väga tugevalt seda üle, ehk siis mul võib-olla kogu aeg ootus, et äkki ta ikkagi tuleb tagasi, kuigi ma sisimas teadsin, et see oleks hea, kui ta tuleb. Ja ma tegin kõik selleks, et näiteks avoidanti puhul on väga hea viis, kui sa ei taha, et ta tagasi tuleks, siis kirjuta talle näiteks 2-3 kuu pärast, kuule, äkki saame veel asjad korda, usu mind, see näitab tema jaoks, et sa oled selles mängus veel sees ja ta ei tule kunagi tagasi, kui ta tunneb, et sa oled selles mängus veel sees. Nartsissisti puhul samamoodi. Nartsissist kaotab sinu vastu huvi, see on ka muidugi eraldi saate teema, kui sa ei ole enam tema mängukann. Ehk siis sellel hetkel, kui ta näeb, et ta kaotab kontrolli, siis nii-öelda nad tunnevad huvi uuesti. Aga kui see nii kaua, kui sa ise kirjutab talle, tahaks korda saada, bla, 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 mitte kunagi seda ei juhtu. See on ka üks nipinurk, eks ju. Aga küsimus oli selles, et kuidas inimene siis aru saab. Ja nüüd ongi oluline aru saada sellest, et ma olen raamatu kirjutanud, Elisa e-raamatus on minu raamatud nii kuulatavad, või üks raamat tähendab kuulatav, seal on lahkuminekust ka kirjutatud nendest sisemistest protsessidest, et seal on oluline lihtsalt nagu hakata hindama seda, et mis valumoment see on, et kui vana ma olen,
kui ma tegelikult seda tunnet tunnen, me siin esimeses või teises podcastis andsin selle harjutuse ka, et need kõik sama harjutuse põhjal saad nagu teha, et sa saad ära registreerida, mis valu ma tegelikult läbi teen. Et näiteks kui mina lahku läksin, siis mul tekkisid samasugused sümptomid, nagu tekkis 2023, kui ma tegin telesaadet ja oli meeletu ülekoormatus ja kõik surid mul järjest. Ehk siis ma sain aru, et mu aju talitab samamoodi kui siis, kui ma õppisin ära uut moodi toimimine kriisis. Et mul hakkas aju ennast välja lükkama, minestusood hakkasid tekkima. Siis ma sain aru, see ei ole armuvalu, vaid sinust käivituvad kõik valud, kõik leinad, mis sul on läbi tegemata jäänud, selle partneri kaudu. Ja siit tuleb mängu tegelikult hästi oluline teema, esimene armastus. Jah, ühesõnaga, sa tegelikult mitu korda praegu mainisid leina teemat ja see on nagu huvitav kogemus ka mul. Ja siit tuleb järgmine küsimus, et kui palju erineb lein ja lein, lahkumineku lein ja lein sellest, kui päriselt on keegi ära surnud? Minu jaoks on näiteks lahkumineku lein olnud keerulisem kui see, et inimene sureb, sellepärast et ma võtan elu sellisena nagu on ja surm on elu osa, eks ju. Ja ma olen tõesti juba käinud palju elus matustel, enamus õnneks on olnud vanad inimesed juba, kes on oma elu ära elanud ja minu meelest siis on kuidagi hea neid inimesi nagu saata. Aga kujutad ette, kui sa jätad partneri jätab su maha või sina jätab partneri maha, siis sa pead elama teadmisega, et võib-olla ta varsti on kellegi teisega ja võt see koht on inimestel hästi keeruline toime tulla, just ka ärevatel kiindujatel, kes otsivad kogu aeg seda, et partner oleks hästi turvaline, aga samas nad otsivad kogu aeg partnereid, kes oleks ebaturvalised sisimas. Ehk siis nende jaoks võib olla keerulisem suhtest lahkuminek kui kellegi füüsiliselt kaotamine surmale. Just see teadmine, et mu partner võib kellegi teisega olla õnnelik edasi. Et ma ei saa teda võib-olla kunagi enam tagasi, aga ma elan teadmises, et ta elab edasi. Et see on väga paljud inimesed, mida ma olen näinud oma praktikas, teevad armumaagiat ja tellivad, et on täitsa idioote nõid olemas, võib-olla nad ei olegi idioodid, võib-olla siis ikkagi see inimene on võib-olla natukene totakas peast, kes läheb seda tegema. Et ma olen lahendan neid juhtumeid ja see on päriselt olemas. Armumaagia on põhjus surmamaagia. Ehk siis, ja väga paljud naised käivad nõidade juures seda küsimus, kui mult on seda küsitud, et kuidas saaks teha nii. Ja sellega inimene käivitab tegelikult hävingutsükli. Sest kui sa nüüd näiteks panedki selle maagia peale, jah, see partner võibki jääda sul üksikuks, kes sind maha jättis. Või tal võivad kõik elu kokku kukkuda, aga kui ta raisk selle läbi ammustab või sellest mingi hetk välja tuleb, siis käivitub see sinust tagasi. Ja võt seda sitta ära helpida võib olla väga keeruline ja et ärge seda kunagi tehke, et mulle meeldib mõelda seda ja milleni ma olen elus küpsuse mõttes nagu jõudnud, et kõik, mis sul on elus määratud, tuleb su ellu niikuinii. Kui see eks on sulle määratud, siis ta tuleb tagasi niikuinii. Kui ta ei ole sulle määratud, siis tuleb midagi paremat. Ja mina olen küll järginud seda, et mul iga suhe on läinud, see on minu elu lihtsalt üks põhiline, mitte see töö, mis ma teen, see on ka oluline, aga minu elu hingeline kutse on see, et ma leiaksin omale püsiva harmoonilise partneri ja minu jaoks on seal hästi palju nagu takistusi just, kuna ma olen natuke veidrik oma nagu loomult. Et siis mis inimese nagu elu eesmärk nagu on, eks ju, minul on harmooniline suhe leida ja minust on oluline seda, et see iga suhe teeks mind küpsemaks, teeks mind paremaks ja et mul ei oleks seda, et ma näiteks näpuga partneri peale ja ütleks, et tema on nõme, vaid iga kord esitan endale küsimuse, kuidas mina saan paremaks, mida see olukord minu jaoks teenindab. Mis sa arvad, kas on alati peale lahkuminekut alati vaja üldse teada, miks see lahkuminemine toimus või võib lihtsalt lasta ka mõnikord lihtsalt minna? Kõige parem on see, mida ma ennem ka ütlesin, 30-päevane detox, no kontakt ja et sa ei kontrolli seda inimest, kes ära läks. Ja see on kõige suurem ressurss. Mõned inimesed võivad ka kogeda eufooriat pärast lahkuminekut, kui nad panevad fookus ise endale. Vahet pole, mille pärast see inimene ära läks, vahet pole, mille pärast ta maha sind jättis, vahet pole, kas ta pettis või mitte. Kui inimene tahab minna, let them go. Ehk siis mina olen võtnud enda elus selle perspektiivi, et ma ei hakka midagi lahendama, ma ei hakka midagi survestama. Ma võin öelda, et mul on kahju ja ma näiteks ühele kaaslasele ütlesin ka, et ma ei ole kunagi
lahkumineku vestluselt ma ei ole kunagi nii puhtaid või siiraid tunneid kellegi vastu nagu tundnud. Ma arvan, et see on kõige suurem nii-öelda karistus, mida inimesel teha. Ja ma arvan, keegi ei olnud temaga võib-olla nii siiras olnud, aga ma tahtsin talle jätta selle kingituseks, selle hea tunde, et isegi kui ta läheb järgmistesse suhetesse, et tal on see ressursina kaasas, et keegi on tast hoolinud või keegi on teda armastanud ja see tegelikult sulatab midagi inimeses ülesse. Et inimesed väga palju egokeskselt lähenevad, tema tahab lahkumine, mingu siis nõme, värki-särki. Aga mul oli üks sõber, kes tuli mind päästis kunagi ära väga keerulist olukorrast, ei olnud suhe ega midagi sellist, aga tõesti väga isetult päästis mind, mul oleks võib-olla ära surnud, mul raske haigus lõi välja. Ja kui isetult ta mind nagu aitas raskest olukorrast välja ja siis ta ütles, et kui sa nüüd saad ise jalgele, et siis ma tahan, et sa kõikides oma suhetes või inimestega töötades annaks sama isetult selle tunde teistele edasi. Ja see on kõige puhtam koht, kus sa ei päästa kedagi, vaid sa mõnikord selleks, et inimest arengusse viia, jätad talle just selle ilu või hästi ilusad tunded ja see võib olla inimese jaoks kõige valu tekitavam pikas perspektiivis, kui ta tajub, et see ei tule enam kunagi tagasi ja võib-olla ma kogesin seda esimest korda elus. Ehk siis küsimust ma ei mäleta, ma ei tea, kas ma sellele vastasin, ma olen täna nii oma nivoos. Ja vastasite ilusti ära, aga mul on juba järgmine küsimus. Selline natukene provokatiivne ka, et tegelikult me ikkagi räägime seda, et me peame olema üdini ausad suhtes, üdini ausad enda vastu, teiste vastu. Kuidas siis nagu päriselt on, et kas selline üdini aus olemine on lõpuks ikkagi nagu kõige parem variant? Ei, kuna enamus inimesed tegelikult minu suhtes väga vähesed inimesed toimuvad küpse suhtena, kus inimesed ongi, võiksidki olla ausad ja nad näiteks mulle hakkas keegi meeldima tänava peal, väga paljudele partneritele ei saa seda öelda, sest nad on lolliks selle peale, nad hakkavad ju peas genereerima, et jätab mu maha, bla, bla, bla. Ehk siis tegelikult sa pead tundma oma partnerit, et mis teda käivitab, mida sa saad talle jagada ja mis tekitab talle hirmu. Ja tegelikult on täiesti aus võib-olla ka mingites suhetes jätta mingid asjad rääkimata, sest see võib tekitada suuremat konflikti ja pahameelt. Ja mõnikord ma olen ka öelnud inimesele, kes on teraapias ja on öelnud, et ta on petnud oma kaaslast näiteks 2 aastat tagasi. Ta on väga raske sellega toime tulla, sest tal on süütunne. Ja ma ütlesin, aga kui sa praegu lähed seda oma kaaslasele ütlema, siis on sinu suhtes kriis ja see suhe tõenäoliselt lõpeb ära. Parem tegeleme sellega, et kuidas süütunnet vähendada, et süütunnet sa vähendad ju sellega, kui sa saad aru, miks sa niimoodi käitusid, mis sul puudu suhtest jäi ja kuidas seda tekitada sinna suhtesse. Ja siis kaob see süütunne ära, sest me otsime kogu aeg süüdlast, aga teinekord on suhetes palju sümptomaatilist käitumist, mis näitavad tegelikult või näitavad seda, mis on suhtes puudu, aga me oleme automatiseeritud inimesed, järgneme lihtsalt instinktiivselt oma tunnetele, emotsioonidele, mustritele, et meil ei ole seda enese kontrolli mehhanismi, eks ju, et kui ma tahan petma minna, et mida see minu jaoks siis teenindab. Et sa pead väga täpselt selle piiri ära tajuma, mis su partnerit võib rivist välja viia ja see ei ole ka see, et sa väldiksid konflikti, et mõnikord on vaja ka rääkida ausalt nendest teemadest, kus võib tekkida konflikt. Ja siis on küsimus selles, et ma julgen ka konfrontatsiooni ehk konflikti minna partneriga, et ma julgen temaga eriarvamusse minna, et ma julgen temaga vaielda, aga see sõltub väga palju partnerist, kas ta on üldse võimeline konflikti pidama või tekib sealt see, väga paljudes suhetes on see, et miks partnerid lahku lähevad, et üks partner on kinni, et ta ei jaga midagi ja teine partner on siis tahab emotsionaalselt jagada ja see on hästi tugev teema, millega väga paljud inimesed pead murravad. Tihedamad, pikemad, tugevamad juuksed. Võta Greshina võimsam alternatiiv peanahasüstidele ja anna oma juustele uus elu, jõud ja tervis. Aga ütle nüüd mulle ausalt, kas sellise suletud partneriga on üldse midagi edasi mõtet teha? Vaata, see on ka küsimus, eks ju, et miks ma suletud partneri olen valinud endale. Ehk siis tihtipeale armumuse perioodil ikka inimene võib-olla avatum, aga väga paljud inimesed või naised mulle kirjutavad, et nende partneriga ei saa emotsionaalselt midagi jagada ja nad nagu
konflikti puhul tõmbavad lukku. Et see on üks trauma toimimise nii-öelda ellujäämismuster või ellujäämismehhanism, ehk siis kui pinge läheb liiga suureks, siis ma nii-öelda suletud olen. Ma ei taha inimestele illusioone tekitada, et suletud partnerit on väga keeruline avatuks teha, see võib toimuda aastatega muutumine avatumaks, aga et sundida teda ennast avama, see võib tähendada tema jaoks nii-öelda nii suurt hirmu, sest kui ta ennast avab, siis temal on see kogemus, eriti meestel, et pinge korral tuleb lukku tõmmata või et ma sain näiteks konflikti puhul palju haiget ja nüüd ongi see, et ma peidan ennast ära. Et kui ma midagi siin teen, mind võidakse rünnata, ma võin süüdi jääda. Et lihtsam on olla, aga paljud naised on sellised, et pilt on, aga häält ei ole, eks ju. Et seda saab muuta ainult siis, kui mõlemad partnerid saavad aru üldse probleemist ja on valmis seda hakkama arendama. Et seda saab teraapias ilusti nii-öelda kommunikatsiooni õppida ja väikeste sammudega. Aga kui su partner on suletud ja ta ei soovi tegelikult kaavatuks muutuda, siis mina ei saa öelda minge lahku või ärge minge lahku, aga nad ei muutu. Ehk siis aja jooksul võivad veel rohkem kinnisemaks muutuda pigem, et seal ei ole mõtet illusioon tekitada endale. Et siis mida sa saad enda jaoks teha, et väga paljud inimesed mõtlevad, et partner peab muutuma, aga väga paljud inimesed, kes on teraapias käinud, on öelnud, et kuule, mis sa tegid, et ma käisin sinu juures, tegelesin enda asjadega, aga mu ema on teistsugune, mu partner on teistsugune. Ehk siis väga paljudel inimestel on kinnistunud uskumus oma partneri suhtes, oma vanemate suhtes või kolmandate inimeste suhtes ja kui nad selle lahti lasevad, selle sisemise pinge, millega nad enda sees neid hoiavad, siis kaob teisel inimesel ka alati näiteks selline plokk või raskus ära. Et siis tegelikult alati fookus endale, et me ei saa kedagi elus muuta ega ümber teha. See on vägivaldne pealegi. Sa oled ise sellise partneri valinud, jah, ühiskonna teadlikkus võib-olla ei olnud sellel hetkel nii kõrge, aga siiski midagi see näitab ka sinu kohta, et sinu perekonna kohta, kus sa tuled, et vaates äkki su peremuster oli samasugune, kus isa või ema oli kinnine ja teine osapool oli emotsionaalne. Et siis miks ma tahtsin jõuda ka ennem võib-olla esimese suhteni, on see, et tegelikult esimene suhe kinnistab ja esimene lahkumine kinnistab kõike, mis on lapsepõlves toimunud. Sellepärast ka konstellatsioonimaailmas räägitakse esimesest suhtest kui väga olulisest suhtest. Et siis, kui meil toimub esimene lahkumine esimesest armastusest, vahet pole mis vanuses. See on nüüd see koht, kus läheb esimest korda üles see valu, mis lapsepõlves jäi läbi seedimata. Ja tihtipeale me hakkame sellele valule otsima kompensatsiooni uute suhete näol, jookseme suhetesse või siis leiame sarnase partneri. Ja kui nüüd tekib näiteks suhtes see koht, kus ma hakkan ütlema oma partnerile, et kuule, sa käitud nagu mu eks, see on esimene varjatud sõnum, et su partner teenindab tegelikult seda eksi kohta. Ehk siis mida ma ütlen on see, et need suhted, kui me lähemegi lahku, tuleb ära lõpetada, aga me peame aru saama sellest, milline oli esimene suhe ja see valu, mis sealt tekkis, sest sellest tekib valuahel kõikidesse suhetesse. Kui sa tood fookus esimese suhte ja esimese lahkumineku peale ja suudad selle ära seedida, siis muster kaotab oma mõju. Suhete muster saab kesta, need ämbrid saab kesta täpselt nii kaua, kuni sa esimese üleskerkinud valu ära lahendad. Ja esimene suhe on see, mis tekitab taas kõige suurema valu, kus mõnikord inimesed muutuvad suitsidaalseks, maailm ilma temata ei ole olemas ja siis ongi see, et tegelikult see on ju laps, kes tunneb, et tal ei olnud võib-olla vanemat armastust selliselt ja laps tunneb, et näiteks kui ema ei ole piisavalt olemas, siis see võib temaks tähendada surmahirmu, maailma ei ole ilma temata olemas. See ei ole valu partneri suhtes, see on valu, mida partner tõi üles ja mis on sul enda lapsepõlve suhtes. Ja see koht on vaja ära lahendada, ära seedida ja lahendamine hakkab juba sellest, kui sul juba kupli all hakkab midagi koitma praegu. Kuule, aga sul on kindlasti kogemusi palju, et on ju ikkagi paare, kes käivad võib-olla 10 kordi kokku lahku. Jaa, mul oli üks huvitav lugu, kunagi tegin Tartus seminari ja siis üks oli partnerlussuhe ja seal ütles, et nad on 3 korda nagu kokku lahku käinud, et iga kord lähevad lahku. Siis mõtlesin, miks ta siis koos olete, et minge lahku ära. Ja siis hakkasin vaatama nagu süsteemselt, mis sealt välja tuli. Kellel oli selle ema teismelisena surnud, teisel oli mingi teine inimene surnud. Ehk siis, ja mõlemad said kokku leina pealt. Ehk siis mõlemal olid nii tugevad isiklikus tasandis leinas kinni,
et kui nad läksid, kui tekkis partnerlussuhtes sulandumine, ehk nad hakkasid partneritena kokku sulama nagu tervikuks, mis toimub algselt partnerite puhul, enne kui oma minad sealt eristuvad ja tekib see ühisosa, siis just see sulandumise moment tõi neid mõlemas üles sellise ängi ja valu, mida nad üksteise suhtes tundsid. Iga kord, kui see üles tuli, nad ei saanud aru, mis asi see on, sest lein oli juba välja tõrjutud, arvasid, et see on läbi tehtud ja nad süüdistasid üksteist. Ja siis ma võtsin lihtsalt selle leina vahelt ära ja ilus armastus tuli sealt välja. Et mõnikord on nii lihtsad asjad, mis partnerlussuhetes on. Mõnikord on ka niimoodi, kas 2024 hakkas see pull pihta, kus naised hakkasid tegema selliseid tempe, et nad lihtsalt mingi mitte noore, aga sama vanuse võib-olla, aga nagu atraktiivse armukese, kellega nad ripsutasid tiiba, oli ka selliseid naisi, kes, ma ei tea, 3 päeva elasid oma mehe juures ja mees talus selle ära, sest nii suur armastus oli naise vastu ja 3 päeva oli see naine või 4 päeva oli see armukese juures, lasi mööda linna ringi, eks ju. Aga lõpuks need naised ikkagi jõudsid koju tagasi ja tegime ka teraapiat ja arutasime avatult, et mis seal siis on. Isegi need inimesed, kes vahel ütlesid, et armastust üle, lõpuks kooperatisid ikkagi oma mehe juurde tagasi. Et väga paljud paarid käivad kokku lahku ja mina ütlengi, et kui sul on ikkagi kui sa ei saa viitsi tegeleda endaga, ega alati ei pea tegelema teraapias, endaga võib ka aeglasemalt elus võtta ja raisata oma elu mõttetute draamade peale, aga kui sa ei oska muud moodi, siis mine tagasi, mine võta see eks tagasi, sest kui sa saad veel vitsa seal, kui sa saad veel haiget seal, siis läbi selle sa tegelikult lahendad seda valu. Et ma lihtsalt annan praegu teile neid nippe või vihjeid, kuhu vaadata, et neid ämbreid oleks vähem, et sa saaksid asjalikemate asjadega elus tegeleda kui kogu aeg suhete draamaga. Aga sa võid ka neid ämbreid kolistada. Võid ka mängida pimesi ja öelda, et mina ei tea, mis juhtus, mul vahel juhtub lihtsalt niimoodi ja minna teha seda sama ämbrit uuesti ja öelda, ei teagi, kus minu armastus elus on. Niisugune nagu mitte kõige küpsem lähenemine ja ma ei saa eeldada, et kõik inimesed on küpsed, sest kui sa vaatad ühiskonnas ringi, kui ma oma suhetesse vaatan, eakohasust on väga vähe. Et kas mul on vastas 30-aastane inimene või ta tegelikult on 7-aastane väike tüdruk, kes tegelikult jonnib. Et sõnum ongi siin selleks, et kui te tahate küpset, head suhet ja miks küpsetel inimestel on keeruline leida partnerit, sest ega neid küpseid inimesi ei ole. Ja ega küps inimene võib olla ka veidrik nagu mina, ehk siis tal võib ka oma kiiksud olla, eks ju. Ja minust see treenimine ka, et kui me räägime suhetest üldiselt, et siis proovige minna suhetesse üldse ilma ootusteta. Ja see on väga raske, ma olen selle välja treeninud, ehk siis mul piisab sellest, kui mul inimese vastu tekib tunne, ja me hindan enda sees ära selle, et kas mul on ressurssi seda anda inimesele, mida tema vajab, mida tema muster vajab. Ja kui ma tean, et mul on see võime ja kui ma tean isegi, et partneril ei ole võib-olla sama palju vastuand, et ma tean, et seal tekib tasakaalu nihe, bla, aga ma lähen ikkagi sinna, sellepärast, et mõnikord, iga kord näiteks ka lahkuminek võib olla ressurss, eks ju, ja mu kolleeg ütles ükskord mulle, et Ants, sa ju otsid endale keerulisi partnereid selleks, et sa saaksid ise tugevamaks. Minu see on kõige kiirem enesearengu kursus, natukene kulukam tegelikult kui need enesearengu kursused, aga kõige praktilisem, kui sa saad lahku minna ja läbi selle protsessi nagu teha või kellegagi koos eksisteerida ja kokku kasvada ja lahku kasvada. Need on väga huvitavad ja meeleolukad protsessid, millega kaasas käib ka valu. Mõtestamise küsimus, eks ju. Kui ma sind praegu kuulan, siis ma mõtlen seda, et kas tegelikult lõpuks vist ei olegi sellist ühte valemit, kuidas inimesi aidata, sest igal inimesel on oma lugu, paaridel on oma lugu, omad lood, oma lapsepõlved, omad emad ja isad. Ei, ja see podcasti mõte ei olegi praegu teid kõiki aidata lahku minna, vaid saaksite inspiratsiooni, mida see lahkuminek võib üles tulla, kuidas käituda tegelikult lahkumineku puhul ja mis on see, mis toetab, mis ei toeta, eks ju. Ja kuhu ma peaksin selle fookuse panema ja mis on olulised elemendid, mida jälgida. Ehk siis, kui me võtame selle, enne kui me kirjade juurde jõuame, sest me ei ole unustanud, te kirjutasite meile väga palju kirju, me võtame igas saates 2-3 kirja, aga minust on oluline kokku võtta see, et kui sa lähed lahku, vahet pole mis põhjusel 30-päevane detox, kui sa tahad avoidantist lahti saada või teda tagasi saada, no contact, ise kunagi ühendust ei võta ja üldse, kui rääkida partneri nagu tagasivõtmisest, eksi tagasivõtmisest, siis ühendus peaks võtma see, kes jama kokku keeras. Kui sa lähed samamoodi manguma teda, ise paluma, siis tema vastutust ei võta ja ta lähete samasse mustrisse tagasi ja kõik kordub taas. Areng toimub seal, kui inimene tuleb ise tagasi, kes on jama kokku keeranud ja
üritab olla parem või on aru saanud, mis ta valesti tegi. Kas mul on aega veel ja. sinuga rääkida? Ütle mulle, miks võib juhtuda niimoodi, et kui inimesed lähevad lahku, siis üks osapool kaotab justkui eneseväärikuse? See on mitu teemat taustal, eneseväärikuse küsimus. Vaata, sellepärast, et väga paljud inimesed kukuvad tegelikult trauma tasandile, lapse tasandile, ne kaob adekvaatne mõistus ära, mis tähendab seda, et nad hakkavad kättemaksu himuliseks, neil on täiesti suva, mida teised neist arvavad, neil on peaasi, et nad saaks oma partnerit hävitada. Miks nad seda teevad, on see, et neil tõuseb endal nii suur valu ülesse. Ja väga paljudes perekondades on kasvatatud lapsi niimoodi, et kui lähedus läheb liiga suureks, siis ma surun lapse maha, tambin ta maha, annan peksa või surun ta maha. Ja siis me hakkame sama mustrit kasutama oma ekside peale või partnerite peal, et kui ma saan haiget, et valu endast välja tõrjuda, ma suunan selle teise inimese peale ja hakkan käituma temaga halvasti, hakkan teda tümitama, ründama. See on tegelikult katse enda valu vaigistada. Ja see on emotsionaalse intelligentsuse puudus. De facto. Iseenesest nagu lihtne ja arusaadav on ju. Et me peame lihtsalt seda mõistma, ega me ei saa eeldada, et kõik arenevad, et kindlasti on neid inimesi ja jah, et selles mõttes ka need mehed või naised, kes petavad või mis iganes, et siis valige väga selline, kui te tahate petta, siis valige selline inimene, kes on stabiilne. Et kellel ei ole sellist psühholoogilist probleemi, sest kui inimene on crazy tegelikult sisimas, piirialane isiksus, sa näed juba ära, et ta laperdab, ta on mustvalge maailmapildiga, emotsioonid kõiguvad üles-alla, kord ta ründab, kord ta on rõõmus. Et siis nendest lahti saamine nagu on ainult nagu tükk tööd. Nad võivad sind hävitada täielikult. Kas sul on nipinurka visata ka üks nipp, kuidas siis sellistel puhkudel selline enesekindlus kiirelt kätte saada? Ära otsi kiiret enesekindlust, kui sa oled lahku läinud, vaid hakka väikestes osades pihta. Enesekindlus tekib sellest kohast, kui tegelikult sa lõpetad enese süüdistamise ära. Ja enesekindlus tekib sellest kohast, kus ma saan sisemise kasvu saavutada. Ehk siis tegelikult sa saad ressursi tagasi sellel hetkel, kui sa lõpetad ära partneri kontrollimise ja tema süüdistamise. Sellest hakkab enesekindlus pihta. Ehk siis ma võtan vastutuse endale, et isegi kui partner pettis, mida see minu jaoks teenindas. Ma otsisin sellist partnerit, et minust läks see tunne ülesse. Ja sealt tekib enesekindlus, kui ma saan teadmise. Vaata, hirm tuleb täita teadmisega selleks, et ma saaksin ennast kontrollida. Ja seal peitubki enesekindluse võti, et kui ma saan ise etapiliselt kasvada ja kui ma saan selle tunde iseseisvalt läbi teha või ma ei tea, terapeudi abiga läbi teha, et ma tulin selle olukorraga toima. Ja see kasvatab sinu meelt, sinu enda minapilti ja sealt tekib pikaajaline enesekindlus. Kui sa otsid enesekindlust läbi selle, et sa otsid uue mehe, kes annab sulle lihtsalt tähelepanu, see on laenatud enesekindlus. See tähendab seda, et sa tegelikult mässid ennast uude lõksu. Ehk siis ärge võtke seda arengut nii traagiliselt, vaid võtta seda kui protsessi, et lein kestab näiteks ka partnerlussuhte puhul, et see on küsimus, kaua see peab kestma. Mõnel ongi niimoodi, et kes on küps inimene, võib-olla palju lahku või elus läinud, ongi niimoodi natukene allpolla liigub edasi. Mõned kukuvad sinna terveks aastaks, siis seal on palju veel psühholoogilist draamat taustal, mis ei puutu üldse partnerisse. Ja lein võib, öeldakse, et ka aastane aeg on selline, kus just meil siin tuli kirju ka pikaajalistest suhetes, kus ma läksin 20 aastat pikast suhtest lahku või 10 aastat. See on inimlik, et see tsükkel käib läbi, kus on tema sünnipäev, jõulud, jaanipäev, sinu sünnipäev, tema sünnipäev, eks ju, et su aju harjub ära, et teda enam nendes olukordades ei ole. Ja siis üks hea nipp on ka see, et sa nendes samas olukordades külastad neid samu kohti ka uute inimestega, teed midagi toredat nendel samadel päevadel, kui nende partneritega midagi olulist tegid, et see kirjutab nagu aju ümber. Ja siis kaob aastaga kuskilt see valu ära, samamoodi kui sa kaotad füüsiliselt kellegi oma elus. Et siis aasta on selline aeg, kus kõigepealt tekib enese süüdistamine, siis tekib viha, ja see viha koht, kõigepealt mitte tunnistamine, et see ei ole võimalik, et me lahku läksime. Kuidas ta niimoodi tegi, siis tekib süüdistamine, siis tekib viha. Ja viha on see koht, kuhu inimesed jäävad kõikides leinaprotsessides kinni, sest kas on nii suur armastus, et nad ei suuda tunda viha, või siis nad suruvad viha maha.
et nad ei nagu julge tunda viha, sest nad süüdistavad ennast, eks ju. Ja kui ma nüüd viha alla surun, siis tekib jõuetus ja abitus ja depressioon. Et kui te jääte lahkumineku tagajärjel depressiooni pikalt niisugusesse vinduvasse olekusse, siis tähendab see seda, et te olete viha alla surunud. Ole raisk vihane. Sa võid mõelda oma peas, et ta on sitapea, ta on tropp, ela see viha läbi, aga ära mine seda talle räuskama, vaid see on sinu sisemine protsess. Ja viha aitab meil eristuda emotsionaalsest teisest inimesest. Täpselt samamoodi nagu pubekana me võime trampida uksi, vanemad tunduvad lollid ja nõmedad, jälle süüdi, eks ju. Et nii me eristume emotsionaalselt ja saame suureks. Me see kordame lahkuminekul sama dünaamikat. Minu arvates. Kui ma olen selles sügavas mustas augus, kuidas ma saan aru, et kas ma tegelen terve eneseanalüüsimisega või enda piitsutamisega? Kui sa nüüd oled kogu aeg selle peale mõtled, et mis ma valesti tegin, mida ma oleks paremini saanud teha ja väga paljud inimesed, eriti ärevad kiindujad, peavad sisemist dialoogi oma partneriga, et kui ta tuleb tagasi, kuidas ma siis taga räägin või loovad selliseid illusioone ja hoiavad teda sisimas enda küljes nagu kinni. Nii teatud määral on see okei, aga ma ütlesin siin ka, ma ei tea, kes esimeses podcastis või mingis ütlesin, et tegelikult peab toimuma kohe liikumine. Ehk siis näiteks minu sõbrad ütlesid, ei jää kassima. Tõid kas või loomeinimesed, palju muusikut, sõbrad, nad öösel istuvad stuudios ja teevad mussi. Ja siis oligi see, et mul tuli nii palju positiivseid emotsioone peale, et ma ei jõudnudki väga kassima hakata, eks ju, aga samas mul oli ka need hetked, kus ma sain tunda läbi selle tunde ja tõesti teadlikult. Ja kuidas tunde läbi tundmine käib, on see, et ma tajun, et see tunnen, ma ei tee temaga mitte midagi. Ma lihtsalt vaatlen teda ja luban tal kesta. Aga samas hoian ka kogu aeg nagu seda liikumist ja vaatan, mis mind mõnda võib-olla inspireeribki see podcast, kellegi teise podcast, mingi laul, mingi muusika, et sa paned ennast kogu aeg rütmiliselt nagu liikuma. Et sa vaatad, et sa elus ei jääks stoppuma sinna, kuu aega sa võid seal ära kassida, eks ju. Aga tegelikult aju ei taha üle 2 nädala olla raskes seisundis korraga, kes ta harjub sellega ära ja ta jääb sinna kinni. Ehk siis tekitada ikkagi ka selline füüsiline liikumine sinna juurde, nagu basic nõuanded, füüsiline liikumine, trenn, mingi huusobi, et mis tekitaks sulle nii-öelda sellist põnevust või head emotsiooni. Ja samal ajal käib see valu sinuga vaikselt kaasas, aga ma luban, ta jääb järgi, kui sa nendele kõikidele asjadele tähelepanu pöörad, just see, et keda ma partneris tegelikult, kelle suhtes ma tegelikult valu tunnen ja mis on see minu osa, see väike osa, mis tuli nii oluliselt nähtavaks ja siis ma saan hiljem öelda, see oli kõige parem asi, mis mu elus juhtus, et ta mu maha jättis, sest ma sain selle osa endast kätte, sest iga lahkuminek püüab meie terviklikkust taastada. Terviklikkus selles mõttes, et kui trauma teeb meid väga katki ja lõhestab mingid osad meist ära, siis lahkuminek toob selle valu, mis nende lõhede vahel on külmunud, nagu ülesse ja siis hakkab nagu see jõgi vaikselt seal voolama, aga tammid on ees ja siis hakkab see vaikselt nagu kokku liimuma, kuni sa tunned, et sa oled jälle sina ise. Ja inimesed, kes on, me järgmises podcastis tõenäoliselt räägime sulandumisest täpsemalt, aga inimesed, kes on oma taustsüsteemis või näiteks emasse, visasse väga sulandunud, ehk toimivad läbi nende tunnete läbi, siis need inimesed identifitseerivad ennast läbi partneri. Ja väga paljud inimesed räägivad, et ma kaotasin ennast suhtes ära. Et ma ei tea, et mu elu nagu ei olegi ilma selle partnerita. See on ka see koht, sa ei kaotanud ennast ära, vaid sa sulandusid partneri ellu. Läksid tema eluliinile, hakkasid ainult tema järgi elama ja nüüd on hea, et see partner sind maha jättis või et te lahku läksite, sest elu kutsub sind oma eluliinile. Tule tagasi oma ellu, tule välja sulandumisest. Ja mis on sulandumise märksõnad? Sulandunud inimesed tahavad kohandada ennast partneriga. Neil on ülikõrged sisemised ootused, nad ei püüa neid väljendada, aga neil on ootused partnerile väga kõrged, mida tihtipeale ei suudeta ka täita partneri poolt. Sulandunud inimesel võib olla keeruline ka tundeid sõnastada. See tähendab seda, et neil on tundemaailm nii segunenud ja neil on segadust palju, et nad on kogu aeg segaduses. Neil puudub nagu see selge moment, et näiteks eriti rasketes olukordades nad kaotavad pea. Need on kõik sulandumise sümptomid. Ehk siis sellest ma räägingi kogu aeg, et te peate sellest nagu välja tulema, et oma piirid leidma ja kui ma hakkan nüüd ennast ka, näiteks kui sa ei ole lahku läinud ja hakkad enda suhtes enda sulandumisest välja tulema, siis see on see, et sa ei kohanda enam ennast teiste järgi. Et ma ei tee võib-olla perele õhtul süüa, et las mees teeb või lapsed on juba suuremad, las teevad ise, et ma lähen hoopis
tegelen oma hobiga ja sellest kohast võib tekkida konflikt partneriga, võib tekkida konflikt enda sees, süütunne ja ärevus. Sest kui ma hakkan sulandumisest välja minema ja enda elu eest nagu vastutama ja enda nagu piire hoidma, siis see tekitab alguses veel suurem ärevus. Ja see ongi see, mille pärast väga paljud inimesed ei suuda lõpetada seda teenindavat rolli ära, sest ajutiselt tekib veel suurem ärevus. See on osa protsessist. See on oluline teada, et tegelikult need inimesed, kes kõik teenindavad oma neid suhteid, nad on sulandunud. Sulandunud oma partnerisse, mis tähendab, et nad olid ka sulandunud ülikõrgelt oma taustsüsteemis. Järgi imestage siis haiguste üle, ärevust üle, kõikide kolmandate sümptomite üle, et mulle meeldib mõelda, et sümptomitest tuleb lasta ennast võluma, sest sümptom näitab, kuhu inimene peaks vaatama, aga sellest juba järgmises episoodis. Veel selline küsimus sulle ka, et mul on paar tuttavat, kes on läinud suhtesse või abiellunud või mida iganes ja siis nad on jätnud maha oma sugulased, on jätnud maha oma sõbrad ja on keskendunud ainult siis selle oma partneri perele. Just. Kas see on ka siis sulandumine või see on midagi muud? Seal on nüüd tavaliselt projektsioon sees, ehk siis see inimene meenutab talle kedagi, keda ta kunagi kaotas või ta taastab süsteemi, peresüsteemi kedagi, kes on ära läinud või kes on, kelle lahkumine või surm on nii valus olnud. Ehk siis ma olen nõus loobuma praegusest perekonnast, et teda oma perekonnale taastada tagasi läbi enda. Seal on need dünaamikad taustal. Aga Merje, mul on suur kurbus teatada, et meil tegelikult podcasti aeg on läbi, aga meil on kirjad. Väga halb. Mul on selline tunne, et nagu justkui nagu pool jäi veel rääkimata. Aga me kindlasti jõuame veel nendest suhetest rääkida ka erinevates podcastides, aga minu arust sai nagu selline basic asi nagu lahti võetud täiesti uus perspektiiv, et armastust ei pea tõlgendama läbi partneri, vaid tema käivitab minus selle tunde ja ta võib muuta suunda, et isegi kui see, kes selle tunde käivitas, armastus võib jääda alles. Et mõnikord on oluline lasta oma südant murda senikaua, kuni ta enam ei murdu, ehk see kasvatab meie enda mina-pilti. Aga et sa ei jääks sinna et need lahkuminekud ei oleks samasugused, siis on oluline teha need valud läbi ja on tegelikult ka okei valida mitmeid partnereid oma elu jooksul. Ma ei kutaks ette, kui mul oleks ühe partneriga terve elu. Mul on suur austus, kes suudavad seda hoida. Aga minust nii palju on rikastunud erinevad inimesed oma olekuga ja kui palju ma olen ise enda kohta rohkem teada saanud läbi erinevate inimeste. Kuule, aga millal on valmis inimene minema tervelt uude suhtesse? Täpselt sellel hetkel, kui ta tunneb, et rõõm on temas, et ta tuleb iseendaga hästi toime ja et ta ei lähe üksindust leevendama, mida väga paljud inimesed praegu teevad. Ehk siis päriselt on võimalik saavutada selline seisund, kus sa ei tunne ennast üksi. Näiteks minul ei ole vaja tegelikult partnersuhetes, mu vanam ütles, et minusugune inimene peaks elama üksi, aga ma tõesti tunnen ennast üksi kõige parema versioonina endas, sellepärast ma ei pea nende kuradi dünaamikatega hakkama tegelema, mis minu süsteemis on või mis partnerisüsteemis on, mul traumat otseselt ei ole nagu tuvastanud viimasel ajal, mis üles tuleks. Aga ma olen parim versioon iseendaga, sest ma toimin iseendana kõige paremini. Ja ma arvan, et see on kõige puhtam koht, kust minna suhtesse. Mul ei ole ootust, et partner annaks mulle turvalisust, sest mul on turvatunne endal olemas, ma jään alati ise püsima. Mul ei ole ootust, et ta leevendaks minu üksindust, aga meil on kõigil emotsionaalsed vajadused, ehk siis inimene vajab emotsionaalset lähedust, kallistamist, seksuaalseid naudinguid ja nende asjade nimel ma olen nõus kompromisse tegema. Nurjatu inimese loom. Aga meil on tegelikult selle teema kohta ju ka raamatu soovitus. Ja minu meelest tuli üks huvitav raamat välja, mis tegelikult räägib natukene sellisest, ta räägib Diana klassist, eks ju, aga minu jaoks on hästi huvitav avaliku elu tegelased, eriti sellised kummalisemad avaliku elu tegelased, kuidas nad toimivad, eks ju, et tema oli siis ühe saatejuhi ja muusiku ja näitleja armuk, eks ju, kõik teadsid seda aastaid, tema perekond teadis ja kuidagi mulle tundub see naiivne loomus ja selline, et natukene selline, et
ma jään iga hinna eest, peaasi, et sa oled olemas, see on täpselt see, millest me täna saates rääkisime. Ma ei tea, kas see on eetiline teha või mitte, andke kohtusse, kui tahate, ongi elu lõbusam. Aga just see, et keda ma otsin tegelikult läbi selle, kelle ma kaotsin, sest vaata, Diana ütles ka, et tema elu varises kokku ja ta taastus sellest nii kaua, oli psühhiaatrihaiglas just midagi niukest. Ehk siis, keda ma tegelikult otsin sellest inimesest, ehk siis, ja tegelikult tal käivitus tõenäoliselt oma isa teema või ema teema, ma ei ole tema peresüsteemiga tuttav, aga ta otsis kogu aeg endale mees, kes teda nagu toetaks emotsionaalselt üleval peaks, täpselt nagu tema isa tegi ju, nagu ta on avalikult on räägitud. Ja nüüd, kui ta kaotas selle mehe, siis tal tuli uuesti üles tegelikult oma isa kaotus tõenäoliselt. Diana võib-olla kuulab, siis saab ka enda jaoks nii-öelda mõtteid. Ja minu arvates ongi võib-olla hea, kui inimesed loeksid sellise natukene naiivse naise, aga samas hästi suure südamega naise elulugu, et kuidas ta siis seda valu läbi koges ja kuidas ta siis praeguses hetke on välja jõudnud. Et ma arvan, et seal on väga palju klikimomente ka tänase podcastiga, et see otseselt ei ole nüüd tervendav raamat, aga lugeda vahel mingit sellist lugu, et ja mõelda, et kurat, ma juba tean, miks see niimoodi on. Ma nüüd saan vaadata, et mul niimoodi ei oleks. Või kui mul juhtub, siis mul on juba see teadmine olemas, et ma ei jää hätta, mul on see info olemas. Ehk siis Diana klassiraamat, leiate Elisa e-raamatusse üles. Ja teine raamat, millest ma rääkisin, et lase lahti, ma ei tea, kas eesti keeles on tõlgetud see Let Them Go teooria, aga üks hea raamat on veel, et sa saad kõik, millest sa loobud. Sest vaadake, partneritega on täpselt samamoodi nagu, see on nagu pendli efekt või elus üldse. Et kõike, kui sa tahad pendlit enda küljes hoida, mul ei ole praegu pendlit kaasas, eks ju, aga kui sa tahad enda küljes hoida, siis tegelikult resonants viib ta ju ära, eks ju, eemale. Ja kõik, mille sa lased lahti, siis see tuleb sinu juurde. Ehk siis saad kõik selle, millest sa loobud. Ja selline raamat on olemas, ma olen seda kunagi lugenud ise füüsilisel kujul, kas on Elisa e-raamatus olemas ja see on väga huvitav inspiratsioon kindlasti, kuidas lasta elus asjadest lahti ja kuidas see toob su ellu tegelikult kas uued asjad või vanad asjad uues kuues. Et julgege elus lahti lasta. Ja nüüd me jõuame kirjade juurde ja vaatame, mida inimesed meile lahkuminekutes. Kas sa tahad teada seda, mis mina raamatu välja valisin? Mul on nii egotsentriline. Et kuna ma ei valinudki raamatut välja, siis ma nagu mõtlesin eriti, et seda oleks sul tore küsida praegu. Aga ma valisin välja rubriigi ja tegelikult see on nagu päris lahe. Mul ikkagi väga meeldib see, et seal on nagu nii ägedalt ära pandud rubriikidesse ja kokandusraamatud olid muideks see, kuhu minule pilk peale jäi. Ja oled sa kuulnud väidet, et armastus käib läbi kõhu? Jaa, sellepärast, et mina õppisin, kui sellest pärast viimast lahkuminekut, mul hakkas tohutult meeldima söögi tegemine. See on nii ka päevastressist või töömuredest väljatulekuks nii tore. Ma kunagi panin köögi põlema, kui ma kunagi süüa tegin, siis ma aastaid ei teinud. Et siis see on hea rubriik ja tegelikult on tore, et Elisa e-raamatus on kokaraamatud olemas, sellepärast, et ma ei teadnudki kusjuures seda, sest mul on kogu aeg retsepte vaja, sest ma ju ise ei oska neid kokku panna. Ma olen ise vaatan pärast. Aga jõuame nüüd kirjade juurde, mida inimesed on kirjutanud. Vaatame, kuidas Eesti inimesed on siis lahku läinud ja miks nad on lahku läinud. Nii, olin suhtes 7,5 aastat olnud, kui sisetunne hakkas rääkima, et see suhe ei teeni mind. Otsustasin mehe maha jätta ja üksi edasi liikuda koos lastega. Suhtes tuli 2 tütart, kes lahkumineku ajal oli siis 1 aasta ja 3 kuune ja 3 aasta ja 4 kuune. Mis juhtus? Ega täpselt ei oskagi öelda. Aga aina enam tundsin, et see suhe pole see. See on lihtsalt koos elamine, ei olnud mehepoolset toetust, ei olnud seda kohta, kus saaksin lapsed üle anda ja omi asju teha. Ei teinud isegi koos midagi ühiselt, rääkimata suhtlemisest, ei jaganud oma mõtteid, tegemisi ja nii edasi. Tema tuli töölt koju ja lihtsalt oli, kas nägu telefonis või vaatas telekat. Üks variantidest oli ka kuuris istumine, kus oma asju putitas. Nädalavahetustel muidugi sõpradega joomas. Ma sain toetada ainult oma emale, kui oli vaja käia omi asju tegemas. Detsembris teadsin enda sisemuses juba, et uut aastat alustan üksinda. Seega 30. detsember ütlesin lõpuks välja, et meie vahel on kõik. Elas minu juures, seega pakkisin ise tema asjad ja minekut. Kuna tundsin end juba suhtes olles üksinda, siis lahkuminek oli minu jaoks pigem kergendus. Ootused ja lootused kadusid mu seest. Pinged kadusid, elurõõm tuli tagasi ja elu hakkas liikuma.
Kuulasin jalutuskäikudel podcast'e, leidsin seoseid, miks nii läks. Käisin mõnel Antsu-seminaril, mis tõi selguseid endasse. Elu läks kordades paremaks peale lahkuminekut. Laste isa poolt ta ei mõistnud ka 2 aastat hiljem, miks me üldse lahku läksime. Ja otsis inimest, kellega ma koos olen, sest ometigi niisama ei saa ju lahku minna, et keegi peab ju olema. Lahkuminekust on möödas 5 aastat ja sellest 3 nautisin üksi olemist, enese leidmist, lastega koos olemist ja sarvede maha jooksmist. Elu nautimist oli kõike. Lõpuks tundsin, et olen endaga palju tegelenud ja nõus mehe endale päriselt uuesti lähedale laskma. Minust väga adekvaatne kiri, oleks selliseid naisi rohkem elus ja meeste puhul on tavaline, ega nad ei saa ju aru, miks lahku mindi, sellepärast et me toimime kuidagi koos, aga vaata, tänapäeva naiste nõudlikkus on kasvanud, mitte selles mõttes, et nad nõuaks mehelt ei tea mida, aga oodatakse tegelikult sellist emotsionaalset küpsust, et me lihtsalt ei toimi nagu kuradi nõukogude ajal seal kuidagi funktsioneerime, käime ainult tööl ja siis on need lapsed ja et tegelikult on oluline see, et kui ma partneriga koos olen, et kuidas üldse partnerlussuhe saab püsida, on see, et meil on ühine visioon ja ühine liikumine. Et kui ühist liikumist või ühist eesmärgistatust nagu selles mõttes ei ole, et miks me üldse koos oleme, vaid me lihtsalt funktsioneerime koos, sest nii on mugav, siis tegelikult kaob elurõõm ära. Ja kui nüüd partner ei anna mulle vastu seda, mida ma vajan tegelikult sisimas, siis see partner hakkab mind kurnama. Ja tekib nagu, ja ma võin ka minna partneri dünaamikatesse ja ülekannetesse, kui partner ei ole nõus nagu kasvama, arenema. Ja kui sa nüüd käid Antsu-seminaril või mingil muul seminaril tegeled enese kasvuga, siis lõpuks ongi see, et sa vaatad, et see lontu on sul kodus, võib-olla teeb tööd hästi, aga emotsionaalset väärtust ei ole, aga suhe ongi ju emotsionaalne protsess. Kui ma seda seal kätte ei saa, siis mida ma üldse seal suhtes teen. Ja tubli naine, et ta ei läinud kohe uude suhtesse, vaid jooksiski sarvi maha, tegi ennast korda, sai endast selgusele ja saab luua lõpuks täisväärtusliku suhte sellel tasandil, mis talle sobib. Ma siis jätkan kirjaga, see on nüüd natukene pikem kiri, ehk siis kes viitsib kuulata, see viitsib, aga see on põnev kiri, see lõpeb ka põnevalt. Tere, nägin, et ootate kirju elukogemusest ja lahkumineku teema kõnetas mind väga. Mul on väga diskreetne lugu, mida ma pole kellegile jaganud ja arvasin, et ei jagagi, kuid siis nägin teie podcasti ja mõtlesin, ehk saan oma niinimetatud taaka jagada kellegile. Ja enne kui ma jätkan, on oluline see, et mõnikord see, kui me saame midagi rasket enda seest välja öelda, näiteks seminaril ka, ma lasen grupi ees neid töid teha, et kui teised tunnistavad meie valu või saavad meie kogemusest osa, siis see teeb meie oleku tegelikult kergemaks ja see on tervendav. Minu lugu algab igavalt, umbes 10 aastat abielus toreda mehega, kellega meil pole lapsi, kuid elame rahulikult ja erilisi draamasi meil pole. Kahjuks on ka seksuaalelu läinud rappa. Mingi hetk oli igav, kuid siis kadus üldse sootuks. Vestlesime mehega ja rääkisin, et ma tahan suhtesse mingit vürtsi või uut hingamist, kuid mehe arvates on kõik meil korras. Ka praegu arvab, et meil on kõik hästi. Püüdsin nii, püüdsin naa ja kõik ideed ja katsetused lõppesid krahiga ja tekitasid minus ükskõiksust oma mehe suhtes. Tema arvates on kõik korras, kuid mina tunnen end suhtes igavusse jäänud nagu stagnatsiooni. Meil pole vahepeal olnud isegi rääkida milleski, kuid teisalt kõik on stabiilne ja nagu ma ennist mainisin, erilisi draamasid meil pole. Töö, kodu, töö, vahepeal reisid ja külaskäigu maale ja nii ringiratast. Minust nii kohutav on selline keskpärane elu, sellepärast ma ei tahagi sellist elu praegu. Samas on mul ka mehega majanduslik sidusus, mis on üks oluline teema, mida me ei rääkinud. Mida võib nimetada ka majanduslikuks abituseks minu poolt ja hirmuks, et ma ei saa hakkama, kui peaksin näiteks lahutuse tee ette võtma. Ma käin küll tööl, kuid ei teeni nii hästi, et endale oma elamine hankida. Kuid see probleem jäägu hetkeks sinna, kus ta on, ehk leian endast kunagi jõudu sellega tegeleda. Kuna mul pole ka praegu lapsi, siis on jäänud ka oma endiste sõbrannadega väga kaugeks, sest neil kõigil on lapsed. Küsitakse, miks mul lapsi pole? Ma ei taha oma igava mehega lapsi saada, sest sisimas loodan, et kohtun ükspäev meest, kellega ma soovin otse kohe neid saada. See aus vastus mind iseenda hinge küsimusele tuli ka selles kirjutuse käigus välja. Kuid teistele ma seda ei ütle, sest mul on veidi häbi. Vaata, inimesed peavad nii palju hakkama saama. Nii, asun siis asja kallale. Mõttevälgatus sõbrannad osas tekkis seepärast, et kuna neil on lapsed ja mul pole lapsi, siis on jäänud nendega suhtlemises väga kaugeks ja meil pole enam aega ühiseid teemasid. Kuid 5 aastat tagasi polnud ühel sõbrannal lapsi
ja ka tema polnud oma igava mehega rahul. Siis suhtlesime päris tihti ja olin leidnud nii nimetatud hingesugulase ja rõõmustasin, et pole ainuke sellises olukorras. Selle muutmiseks mõtlesime, et lähme käime vahepeal väljas ja vaatame, kas näkkab. Mõned korrad väljas käies mõistsin, et sõbrannal on rohkem lööki kui minul ja muutusin tegelikult väga kurvaks. Siis ütlesin talle, ise oma arvates nalja tehes, et me tahan endale armukest, kellega koos ringi käia. Mu abikaasale ei meeldi väljas käia ega spaades ega midagi muud, seetõttu ongi elu igav ja ma käin igal pool üksi. Sõbranna ütles, et tal on vaba ja valaline vend, kes otsib ka naist, kuid mitte püsisuhet. Äkki tutvustab meid siis ja mõne aja pärast siis hakkasime suhtlema tema vennaga. Ja siis mulle tundus, et universum on kuulnud lõpuks mu palveid. Sõbranna vennaga, nimetame teda Kalleks, muutus mu elu kardinaalselt. Uued kohad, uued tuuled, uued mõtted ja tunded. Me klappisime ja sai nii palju nalja kui ka nuttu. Need kohad ja riigid, kus me varasemalt abikaasaga ringi käisin ja mis tundusid jube igavad, muutusid nüüd koos Kallega väga huvitavaks ja lahedateks kohtadeks. See oli müstiline aeg ja mingis mõttes ka ime, et Kallel oli soov ja unelm leida endale keegi kõrvale, kellega koos ilma näha, kontserditel käia ja mis seal salata, ka seksuaalelu vürtsitada. Ma olin nii õnnelik ja kurb samal ajal, sest ma mõistsin, et petan oma meest, kuid samas ma olin nii õnnelik. Koos Kallega meil polnud kõik roosiline. Oli ka hetki, kus ma pidin oma suhtumist muutma. Tänu temale ma muutusin väga paljudes eluvaldkondades suhtumist ja arvamust. Ta muutis mind nii palju, et ma arvasin, et kõik, mida ma olen leidnud oma õnne. Siiski Kalle ei soovinud minuga suhet, vaid sooviski jätta kõik nii, nagu oli. Chill ja grill. Mul tekkis omakorda selline olukord, et ma pidin end ala lõpmata peitma ja valetama, kuid sisimas mulle meeldis see ja ma olin õnnelik. Siiski mingi aeg armusin Kallesse ja tahtsin temaga jätkata ühisteed. Mõtlesin, et lahutan ja alustan uut elu. Siiski Kalle ei tahtnud seda. Ja mingi hetk muutus olukord nii põrgu piinaks, et ma ei mõelnudki rohkem mitte millegile. Tema käitumine tekitas väga palju küsimusi, sest ta käitus nagu armastav mees, kuid samas ei tahtnud nagu midagi tõsist. Kord ta tutvustas mind kui oma pruuti, teisalt jälle ei soovinud kooselu ja mu lootused jälle purunesid. Hiljem kõik analüüsides oleksin ma pidanud otse kohe sellele kõigele lõppu tegema või mida iganes tegema, kuid ma olin elanud nii palju aastaid armuvaesuses, hea sõna, et olin nõus kõigega, peaasi, et tunda end õnnelikuna. Ja nii me siis salasuhetsesime umbes 4 aastat. Kord olime paar, kord siis jälle ta ütles, et ta ikka ei taha mind ja nii ringiratast. Kus oli minu eneseaustus? Ma ei tea armuvaesuses vist, sest mul olid kõik Kalle vastu tunded ja ma olin nõus temaga nii palju lapsi saama või ükskõik mida tegema, et temaga koos olla. Siin tundub jah, et on armuvaesus. Siiski umbes aasta tagasi ühel õhtul ma läksin tema juurde külla. Ma loen selle pika kirja ette, sest see on põnev. Ja omakorda siis meid kutsusid külla tema naabrid ja nii me läksime siis. Naabrid on tal lahedad tegelased ja nad arvasid näiteks, et me oleme paar. Kuid õhtu käigus siis Kalle tõusis püsti ja ütles mulle nende naabrite ees midagi stiilis. Et ta ei saa vastu võtta minu armastust ja otsustas, et lõpetame selle suhte ära ja unustame üksteist teiste ees. Nii dramaatiline Kalle. Mul oli tunne, et terve mu maailm varises kokku nii häbis kui ka sellest, et mingi kinnisidee suurest armastusest lihtsalt kukkus kokku. Kuid analüüsida selle suhte algust eesmärki, oligi ju keks ja mäng. Ta tahtis vist seks ja mäng öelda, mis kahjuks muutus minu poolt armastuseks. Sellist stsenaariumit ma ei lootnud ise, kuid need kuradid tunded rikkusid kogu mängu. Siis me vestlesime ja selgus, et tal polnudki minu vastu tundeid ja kuna ma ise avaldasin armastust ja tahtsin kooselu ja lapsi, siis ta suhtles minuga lihtsalt viisakusest, et mulle mitte haiget teha. Samas me vestlesime adekvaatselt, ma küll nutsin, kuid siis mõistsin, et olin endale ise kogu idülli ette kujutanud ja ta polnud tõesti mulle armastust avaldanud, kuid mulle ei jätnud see rahu, et miks ta käitus minuga nagu armastav mees või miks mulle tundus, et ta käitus. Ta mõtles ja vastas, et arvatavasti lihtsalt ongi selline minuga ja käitus viisakalt, et ma ei hakkaks hulguma ja nii edasi. Kui masendav see tegelikult oli, siis ma pidasin isegi päris hästi või viisakalt vastu. Ma ei süüdistanud, ma lihtsalt kuulasin ja püüdsin analüüsida kõike. Lõpuks mu silmad avanesid. Ehk mõtlemisainet jagus mulle kauaks, proovisin ümber mõtestada kõik tehtud ja oldud ja käidud. Sellest millest ma rääkisin ka, eks ju. Kuid otsustasin, kuid ma seda Kallet ei blokeeri. Sisetunne ütles,
Nüüd siis algas nagu uus ajastu. Ma olin tema tunnetest teadlik ja püüdsin väga harva kirjutada. Võtsin midagi vahelt ära või? Püüdsin väga harva kirjutada talle õnnesoovid või mingi muu küsimus autode või ta õe kohta. Sest tema õde oli minu sõbranna, blablabla. Tegelikult ma poleks pidanud üldse kirjutama talle, aga sisetunne nagu ütles, et ära blokeeri ja vahepeal ikkagi suhtlesime. Käisime koos ühel üritusel, kuid õnneks suhtlesime ja käisime vähemalt 50 korda vähem kui varasemad aastad. Õnneks aeg aitas mind nii palju ja tunded tema vastu hääbusid. Paralleelselt olin ju ka oma abikaasaga ja imekombel ta isegi ei märganud mu salasuhet. Olen arvanud, et äkki ta ei tahtnud märgata, kuna ta on otsekohene mees ja oleks mulle öelnud. Mis siis lõpuks välja tuli, see kiri lihtsalt on nii pikk. Lõpuks, kui see naine sai sellest Kallest üle, siis see Kalle ulgus, püherdas, tuli tagasi, ütles, ma tahan sind tagasi saada, miks sa mind maha ei jätad, miks sa mulle niimoodi teed, see Kalle muutus nii dramaatiliseks, püherdas maas, ta ei olnud kunagi sellist Kallet näinud ja siis ta vaatas, mida ma sellise mehega peale hakkan ja läks oma abikaasa juurde tagasi, on oma igava mehega koos ja mõtleb oma elu üle järgi, mida siis teha. See oli hea lugu. See oli hea lugu, lihtsalt see on terve nagu raamat, eks ju. Mõtlesin lihtsalt, et meil saab see aeg otsa, aga me rohkem kirju ei jõuagi ette lugeda. Aga vaata, kuidas on need illusioonid, kuidas me loome, me tahame, me loome oma loo. Just ärevkiinduja on eriti selline, kes avoidant võib ka luua, aga me loome sellise illusiooni partnerist ja täidame selle oma tunnetega ära. Ehk siis me tegelikult ei armastagi mitte seda partnerit, vaid me armastame tihti oma illusiooni või seda, mida me oleme projitseerinud, mida see inimene meist nagu tundena tekitab ja siis me kanname selle kõik sinna peale ja lõpuks siis Kalle püherdab maas ja näitab, et minus ei ole midagi sellist, mida sa ootad. Ja mõtle, kui sa sellise ootuste laviini paned peale, ma ise ka tundnud, et ma olen seda teinud, et eriti nende kaaslaste puhul, kes tahavad hästi head olla, et need ootused lähevad nii suureks ja see teine inimene tunneb, et ta peab neid ootusi siis täitma ja ta murdub kokku selle all. Aga ma ei, selline sai lahkuminekute saade. Ma loodan, et teil oli põnev, ma loodan, et te saite siit palju nippe ja kes on suures armuvalus, siis kogege seda läbi, püüdke natuke mõtestada ja kõige olulisem, laske kõik lahti ja te saate kõik, millest te loobute. Kirjade kirjutajatele meil on pandud välja ka kingitused sinu kirja kirjutajale. Ma paneks välja Biosenti poolt siis vitamiin C, D3 ja sink liposoomsel viisil. See peaks olema kiiresti ja kõige paremini imenduv. See saadetakse sulle. Ja teisele kirjakirjutajale, kes on oma igavas elus, siis et su juuksed püsiksid värsked ja võib-olla tuleb mingi uus Kalle, kes ikkagi on parem mees, siis kes ei oleks igav, siis ma annaks sulle ära siis juukse sampooni, mis puhastab sügavuti peanahka, seda võiks siis 2-3 korda nädalas kasutada ja teisalt ka juukseampullid, mul on praegu siin küll meeste omad, aga naiste omad, mis aitavad siis kas juukseid tugevdada või siis Kressiinalt siis Labo ettevõttelt ehk siis, mis aitab juukseid tugevdada ja neid ka siis säravamaks muuta. Ja täname ka kõiki teid, kes kirjutasite. Me ei ole teie kirju unustanud, ilmselt me saame väga palju sisendit teie kirjadest ja kõikide kirjutajate vahel Cameo voodid loosib välja 500 eurose kinkekaardi terve hooaja peale ja tahaks ära anda ka ühele inimesele. Ma jagan enda inimesele, kes Kallel oli, et ta rohkem selliste Kalle-sugust otsa võib-olla ei satuks ja illusioonidest vabaks saaks, siis et raamatuid saaks ikka kuulata, lugeda. Sellise raamatu ligipääsu tagame sulle ka. Ehk siis kogu info jõuab sulle pärast podcasti ilmumist meili peale. Suur tänu, Merje, et minuga seda saadet vedasid. Kui teil on mõtteid, kommenteerige, jagage seda podcasti, et meie sõna leviks ja pange subscribe YouTube'is, kus parasjagu te vaatate ja siis on elu ilus ja kõik on tore. Ja sai väga vägev saade ja ma ei tea, vol 2 tuleksid ka veel lahkuminekuid. Me peaksime tegema lahkuminekute saate 2, võib-olla teeme, kui tuleb uus hooaeg. Võib-olla te jõuame selles episoodis veel lahata, kes teab. Igal juhul. Kohtume juba nädala pärast. Näeme jälle.